Tere tulemast kõigile, ma igaks juhuks veel äkki kas Ketli või keegi annab märku, kas mind on ikka nüüd kuulda? On kuulda. On kuulda. Nii, kuskil oled, aga vähemasti oled, see on väga hea. Siis meil on kahe suhtlus loodud, suhtluskanal vähemasti ja tegelikult selle tänase ürituse mõte, jah, nii nagu Reet ju mainis, on tegelikult anda teile väike ülevaade erinevatest või õigemini kahest erinevast keskkonna või siis süsiniku jalajälje mõõtmise mudelist, mis on nii-öelda disainitud spetsiaalselt muuseumite jaoks. Ja need kaks mudelit saavadki siis teile nii-öelda ette näidatud ja tegelikult selline laiem taust, et miks peaks oma keskkonna jalajälge hindama. Seda ma natukene võib-olla puudutan pikalt, võib-olla sellest ei räägi, sellepärast, et me oleme nende varasemate koolituste käigus siin pikalt ja põhjalikult koos tudeerinud, et miks see rohelise muuseumi süsteem ja igasugune keskkonna jätkusuutlikkuse, kestlikkuse tegevus nüüd oluline on. Võib-olla mõned slaidid mul ka on ja võib-olla sul on ka natuke illustreerimaks seda konteksti, et kuhu siis selline keskkonna ja süsiniku jalajälje hindamine tegelikult sellises muuseumimaastikus ja igapäevases muuseumi tegevuses siiski kukub. Nii et selles suhtes proovime võimalikult praktiliselt seda näidata ja ma tean, et mitmed teist on tegelikult ka juba natukene seda süsiniku jalajälje ja keskkonna jalajälje arvutusmudeleid erinevaid kasutanud. Teil on ka mingisugune praktiline kogemus, et ma kujutan ette, et siin on võib-olla ka küsimusi, et me proovime neid mudeleid, sa vist ka näitad, eks ju, oma mudelid ka lähemalt, et me vajadusel ka võime selle Exceli faili eraldi lahti teha ja sinna lausa sisse minna. Meil on aega eks ju, et selles suhtes kindlasti siis andke märku, kes on koha peal, teil on see lihtsam. Need, kes siis on veebiteel meiega liitunud, et siis lisage käsi ülesse. Reet vaatab ka, eks ju, siis, et kui keegi hüüab vahele, ära juhul võite vahele ka hüüda, aga ma ütlen, et see hääl on kuskilt tõrrepõhjast tuleva, et me ei pruugi võib-olla seda kohe kuulda. Nii et prooviks teha jah, sellise võimalikult praktilise, nii kui teil on küsimusi, sekkuge, küsige vahele, proovime seda asja läbi viia nii-öelda vestluse diskussiooni taustal. Aga minu ettekanne, ma loodan, on ka nüüd näha. Nagu tavaliselt on ta hangunud. Nüüd ehk midagi rohkemat. Natukene ma siiski sellest taustast siiski räägin, et mu enda kogemus on ka see, et laiemalt, kui me räägime erinevatest majandustegevustest, aga miks mitte ka kultuurisektoris, nimelt oli ju meil just lõppes ka siin Kultuuriministeeriumi eestvedamisel ja koostööl üks selline kultuuriasutuste keskkonna ja kestlikkuse teemaline koolituste sari ja üldises plaanis selline vajadus oma keskkonnategevust kuidagi süsteemselt ja plaanipäraselt hakata nii-öelda parendama, see on arusaadav, aga nii nagu paljudel juhtudel väga selgesti varasemate koolituste raames on tulnud välja, et sellised üldised arusaamad, et kuidas siis kaardistada ja hinnata, et mis siis muuseumis või laiemalt kultuuriasutustes ettevõtetes, siis need põhilised keskkonnaprobleemid on, et sellega saadakse enam-vähem hakkama. Üpris tublid ollakse ka selles osas, mis puudutab selliste erinevate keskkonnameetmete ja igasuguste jalajälje vähendamisele suunatud toredate asjade rakendamisega, eks ju, alates siis teadlikkuse suurendamisest, näituse korraldusest kuni siis selliste muuseumihoonete haldamiseni. Aga nii nagu ma ennem olen mitu korda öelnud, selline plaanipärane süsteemne keskkonnategevuse parendamine eeldab endas ka oma tegevuse hindamist ja tulemuslikkuse mõõtmist. See on see pool, mis me selgesti ka näeme, et paljudes, kui me räägime kultuuriasutustes, seal eriti kipub puuduma jääma ja sellest me oleme ka varem natukene rääkinud, miks see nii on, et tihtipeale kogu see hoonete kompleks, infrastruktuur, kus te oma tegevust läbi viite, see ei pruugi olla üldse teie käes, nii-öelda teie hallata otseselt või kaudselt ja sellest tulenevalt tihtipeale siis kogu selline
energiakasutusega seotuvad teemad, kütte, hoonete energiatõhusus ja kõik muud asjad, mis panustavad olulisel määral ju teie keskkonnajalajälge, et nende selle poole tegelemise ja mõõtmisega siis väga süsteemselt ei toimetata. Küll viimasel ajal, eks ju, energia hindade tõusu puhul ma kujutan ette, et kõik, kes te muuseumites toimetate, vähemasti juhtkonna tasandil, eks ju, on see kohutav moment, kui te, eks ju, need tegelikult need arved ja muud asjad, eks ju, teil laua peale jõuavad. Et siis kindlasti ma kujutan ette, olete te sellele teemale rohkem tähelepanu pööranud. Aga jah, et tegelikult selline oma keskkonnategevuse süsteemne hindamine, mõõtmine, see on üks osa, mis on sellise kestliku või rohelise muuseumi tegevuse oluline osa ja sellele tuleb tähelepanu pöörata. Ja nüüd muidugi alati tekib siis küsimus, et mis siis keskkonnajalajälg siis laiemalt on, eks me proovime seda natukene täna teile avada. Siin on erinevaid mõisteid ja kontseptsioone ja need võivad ka tekitada segadust, eks ju. On räägitud väga palju sellisest keskkonnajalajäljest üldisemas plaanis, eks ju, keskkonnajalajälje definitsioon, seda nagu otse definitsiooni ei olegi olemas, on siin tihtipeale mainitakse ökoloogilisest jalajäljest räägitakse, ökoloogiline jalajälg on väga selge mõõdik või metoodika, kuidas siis kõik teie erinevad keskkonnamõjud alates energia kasutamisest, transpordist, jäätmetekkest ja nii edasi, siis taandatakse mingisuguse maapinna ühiku keskseks ja see on omaette metoodika, mis siin 10 aastat tagasi oli eriti populaarne. Tänasel päeval pigem vähem, sest tänasel päeval tuleb rohkem hoopis sellise keskkonnajalajälje all sisse see süsiniku ehk kasvuhoonegaaside jalajälje mõiste. Ehk siis kui me räägime keskkonnajalajäljest, siis laias plaanis me tegelikult räägime nagu üldisest keskkonnamõjust, mida organisatsioon tekitab. Ehk seal võivad olla väga erinevad komponendid, aga tavaliselt nagu need olulisemad keskkonna aspektid, mille kaudu siis muuseum seda keskkonnamõju tekitab, ehk siis energia kasutamine, jäätmetekke, veekasutus ja sealt siis läbi nende erinevate ka transporditegevusest tulenevad sellised emissioonid, kasvuhooneemissioonid, mida siis kitsamalt vaadatakse süsiniku jalajäljena. Ehk siis see keskkonnajalajälg ja süsiniku jalajälg ei ole üks ühele võrreldavad, süsiniku jalajälg on osa keskkonnajalaljälgest, ütleme niiviisi, üldisemas plaanis seda selgitades. See on nagu kitsamalt siis sellise organisatsiooni kliimamõju mõõtmine ja hindamine, aga tegelikult minu enda arvamus on see, et võib-olla sellise ainult kliimamõjule keskendumine ei ole võib-olla kõige parem asi, kuigi ütleme üldises keskkonna ja probleemistikus või selles diskussioonis ja kliimapoliitika nagu prevaleerimises on muutunud see süsiniku kliimamõju teema nii oluliseks, et tihtipeale sellega organisatsiooni tasandil piirutaksegi. Kõik kogu see oma keskkonnaalane ja kestlikkusalane tegevus siis piirdubki väga palju siis sellise kliimamõju vältimise, vähendamise tegevustega. Jah, see on oluline, aga selle taustal ei tasuks ära unustada siis ka muid aspekte, näiteks sama jäätmete teema ja nii edasi ja nii edasi. Nii et tegelikult jah, see jalajälje mõiste ja kontseptsioon on natukene laiem, aga laias laastus võib-olla teie jaoks siis piisab, kui me räägime üldisest keskkonnamõjust, siis me võiksime seda vaadelda või mõõta nagu üldise keskkonna jalajäljena ja kui me vaatame nüüd selle sees kitsamalt kliimamõju, siis me võiksime räägida siis nagu süsiniku või kasvuhoonegaaside jalajäljest. Ja nüüd järgmine küsimus on kohe see, et kui me sellest nüüd räägime, me oleme seda teadvustanud, ja me peame oma keskkonna jalajälgi ja süsiniku jalajälgi hindama, eks ju, seda mõõtma hakkama, siis kohe tekib küsimus, et mis ulatuses seda teha. Seda me oleme ka varem natukene rääkinud, et see võikski olla esimene samm sellise rohelise muuseumi rakendamise esimeses etapis, et endale ära määratleda siis, mis teie jaoks see muuseum kui selline või mis ulatuses te muuseumis seda keskkonna tegevust arendate ja mis ulatuses ka seda keskkonnamõju alustate nagu selle hindamisega ja lõpuks siis, et selle hindamise taustal, eks ju, et kuidas te siis seda tulemuslikust eesmärkide poole liikumist siis ka mõõtma hakata. Ja klassikaliselt muuseumi need tegevused, me oleme seda siin varastel koolidel läbi nämmutanud, aga jah, et jääb see nii-öelda see hoone, kõik mis toimub siis muuseumi hoone sees või territooriumil, see on üks pool, need erinevad tegevused ja teiselt poolt siis spetsiifilisemalt tasuks välja võtta endal mingid konkreetsemad tegevused, mis osas tasuks eraldi
oma keskkonna, aga ka süsiniku jalajälgi hinnata. See klassikaline, eks ju, see põhitegevus selline, mis teil muuseumites on näitused. Üldjuhul, mis on niisugune üldine sarnane tegevuste mastaab, aga seal võivad olla ka muud üritused. Viimasel ajal hästi populaarne on erinevate ürituste keskkonna jalajälje mõõtmine. Näiteks ma kujutan ette, et need, kes Tartus asute kultuuripealinna raames, eks ju, hirmsad, pikad, metoodilised dokumendid, kuidas te peaksite oma erinevaid keskkonna aspekte mõõtma ja eelkõige läbi siis nende ürituste. Kui sa tahad mingisugust üritust tänapäeval pakkuda, siis tihtipeale on nõue, kaasneb sellega, et sa pead siis suutma näidata oma keskkonna jalajälje suurust ja siis ka näitama, et kuidas sa seda keskkonna jalajälge siis ka vähendad. Nii et võib-olla jah, näitused ja üritused on siis eraldi, mida te siis läbi viite muuseumi tegevuse kontekstis, et need vajaksid võib-olla siis eraldi lähenemist ja sellepärast meil on ka hea võimalus täna näidata eelkõige siis sellises hoonekeskselt üldise nii-öelda muuseumi kui organisatsiooni tasandi jalajälje hindamise ühte sellist metoodilist lähenemist ja siis Karin räägib hiljem kitsamalt siis, mis on nagu vaatleb rohkem näituse keskelt selle asja. Võt nii, et see on nagu selline väikene taust. Kas siin praegu kiireid küsimusi on? Vist ei ole. See ei tööta. Nüüd on vaja Piretit jälle vist. Tonksa jalaga. Siis peab nii tegema. Okei. Lihtsalt veel, et siduda seda asja selle rohelise muuseumi süsteemiga, eks ju, kõik te, kes te olete seda rohelise muuseumi süsteemi juba rakendanud või rakendamas, teate, et rohelise muuseumi süsteem või see selline lähenemine, see põhineb teatud kogumikul kriteeriumitest, et seal on terve rida neid valdkondasid, kus on eraldi kriteeriumid loodud. Kriteeriumid on siis läbi küsimuste esitatud ja siis te saate läbi sellise enesehindamise oma nii-öelda tegevust hinnates, analüüsides, vastates siin küsimustele aru, et kas te olete need olulised kriteeriumid rakendanud. Ja siin selle juhtimise ja töötajate kaasamise, mis on see esimene kriteeriumite valdkond või kogumik, siin on selgesti ka eraldi kriteerium, mis on siis selle keskkonnategevuse hindamise, seiramise osa, mis siis väga selgesti ütleb, et peale oma keskkonna aspektide mõjude väljaselgitamine peaks siis muuseum olema ka paika pannud asjakohased mõõdikud oma keskkonnategevuse tulemuslikkuse mõõtmiseks. Siin on ka mõningad näited, energiakasutus, süsiniku jalajälg ja nii edasi. Me ei ole seda süsiniku jalajälje eraldi mõõtmist veel kohustuslikuks rohelise muuseumi kriteeriumite või ütleme nende põhimõtete sees teinud. Sama asi ka näiteks selle rohelise kontori puhul, aga see surve seal see on, et ta ikkagi siin mingisuguse aja möödudes, pigem lühema aja möödudes hakkab see süsiniku jalajälje mõõtmise teema muutuma kohustuslikuks. Küll, aga te peate oma nii-öelda olulisi keskkonnamõõdikuid ehk siis sellist üldist keskkonna jalajälgi hindama nii või naa. Ja siin ongi siis mõningad sellised aspektid, mida on võimalik mõistlik välja tuua, mida me nagu mõtleme täna üldisemas plaanis nende keskkonna aspektide all, siis see on, eks ju, elektritarbimine. Ma kujutan ette, kõik te seda mingil tasemel teete, kus need dokumendid muidugi on raamatupidamises või kas te olete neid ka eraldi välja võtnud. Ehk siis nüüd see mudel, mida me teile näitame, Exceli põhiline mudel, see iseenesest nagu annabki teile võimaluse siis nii-öelda energiatarbimisega seotud informatsiooni siis koondamiseks. Mõte on see, et need elektrienergia tarbimise, soojusenergia tarbimise, vee tarbimisega seotud andmed, need ei oleks pilla-palla kuskil raamatupidamises või kuskil mujal, vaid et need tuleks ikkagi kuidagi eraldi välja võtta ja keskselt neid siis nii-öelda koguda, võrrelda ja hinnata. Ja kõige mõistlikum on seda teha siis sellise meie poolt pakutud sellise Excel tabeli põhise mudeli keskselt, aga rohelise muuseumi süsteem mingisugust konkreetset süsteemi ju ei nõua. Peamine on see, et te ise keskselt need andmed olete välja võtnud ja te teate, milline teil see elektrienergia tarbimine kuu kaupa on, sama asi siis soojusenergia tarbimise osas, vee tarbimine. Meil oli ka alguses niisugune mõte, et me toome siia sisse ka nii-öelda materjalide
teatud olulisemate materjalivoogude tarbimise, aga siis me natuke vaatasime Karini suunas ja kuna sa teed seda läbi selle näitust ja näitused on need põhilised materjali tarbimise kohad, siis selle me vaikselt nihutasime nagu sinu poole peale. Ja tegelikult ongi keeruline, kui me räägime nagu sellise organisatsiooni üldtasemelt vaadatuna sellise üldtegevuste põhiselt, ega siin väga palju selliseid eraldi materjaliliike ei ole, mida välja tuua ja mis osas teil oleks lihtne ka informatsiooni kätte saada. Ma vaatan Piret suunas, paberikasutus ei ole ainuke, mis meil sisse jäi tegelikult, eks ju. Tegelikult seda osa peaks tulevikus hakkama oluliselt suurendama. Pärast ka seletan, kui me räägime just sellise süsiniku jalajälje hindamise mõistes, siis nende materjalide erinevate toodete tarbimine muuseumi tasandil, see võib tekitada tegelikult või tema osakaal võib olla sellises üldises keskkonnaga süsiniku jalajäljes küllaltki suur. Aga täna on see, et seal lihtsalt ei ole väga palju häid andmeid, ehk siis seda süsiniku jalajälgi hiljem arvutada ja teiselt poolt on ka teil endil igapäevase kaupade, materjalide, toodete tarbimise osas, ega teil väga head ülevaadet, ma kujutan ette, veel ei ole. Aga sinnapoole kogu see asi vaikselt liigub. Esialgu me seda väga oluliselt tugevasti sisse ei ole kirjutanud, oleme ainult selle paberi siia praegu sisse, mis osas on nagu lihtne kontoripaberi tasandil teil siis nagu sellist ülevaadet ja tarbimise arvestust pidada. Siis omaette pähkel on jäätmekäitlus. Nüüd need teemad on kõik siis klassikalise keskkonnategevuse tulemuslikkuse andmed, aga need tegelikult annavad sisendi ka siis süsiniku jalajälje hindamisse. Ja see olmejäätmete tekke ehk siis paljude muuseumis tekitate erinevaid olmejäätmeliike ja eelkõige siis nii-öelda segaolmejäätmed ja kõik need nii-öelda liigiti kogutud jäätmevood siia juurde, mis teil on, ma kujutan ette, täna juba kõikidel muuseumitel on mingisugune minimaalne jäätmete liigiti kogumine. Rohelise muuseumi puhul on eraldi seal kriteerium, mida peaks nagu liigiti koguma. Ja nüüd peaks arvestus ka pidama siis, kui palju te neid jäätmeid tekitate, sealhulgas ka palju liigiti kogute ja selle nii-öelda üldtekke liigiti kogutud jäätme koguse põhjal me saame välja arvutada siis ka liigiti kogutud jäätmete osakaalu, ehk siis see on see, mis on see positiivse keskkonnamõjuga osa, ehk siis kui palju te tegelikult summa summarum oma jäätmetest liigiti kogute. Kas keegi oskab kohe öelda, et kui palju te seda tegelikult oma muuseumis, kas olete suutelised neid andmeid kokku lööma? Meie näide on näiteks see, et me enda prügiruumi jagame ühe hambakliinikuga, mis tähendab, et nendelt tuleb nagu mingit teatud prügi väga palju. See on klassikaline asi, kui sa oled mõni väiksem muuseum või jagad hoonet või teil on need nii-öelda prügikonteinerid ühised, siis asi hakkab täitsa metsa minema, kuidagi ei saa. Teine asi on see, et ega keegi teile ju kaalupõhiselt jäätmete tekke andmeid ju anna, jäätmekäitleja teile seda ei anna, ehk siis teil on mingisugune ütleme, mahupõhine arvestus on võimalik, eks ju, arvestades seda, et millised konteinerid teil on, eks ju, ja kui tihti neid tühjendatakse. Ma väga loodan, et jäätmekäitlejad tulevikus hakkavad tegelikult ka kaalupõhised andmed andma, aga täna nüüd keegi seadus seda neilt ei nõua. Üldjuhul nad ei viitsi teile neid andmeid anda. Järelikult siin peab hakkama ise mingisugust väikest arvutust pidama, aga siis on jällegi küsimus see, et teie konteinerid suure tõenäosusega, nad ei ole ju alati täis, kui need tühjendatakse. Ja nii edasi ja nii edasi. Tegelikult see olmejäätmete tekke ja käitlemise arvestuse pidamine, see on niisugune väikene eraldi teema, mida peaks siis muuseumi tasandil eraldi analüüsima. Et seda päris nii-öelda üks-ühel on keeruline võtta. Esimene asi on see, et teha mingi ajaperioodi jooksul uurida ja tegelikult muuseumite elu on ka ju tegelikult külastajad käib rohkem vähem mingitel perioodidel ja see on ka jama, aga üldiselt ikkagi vaadata, et kas teie prügikonteinerid enne kui need tühjendatakse, kui täis nad on, eks ju. Et natukene keskmine täituvuse protsent siis enda jaoks paika panna ja siis nende konteinerite mahu suuruse järgi, tühjendamise kordade järgi teha selline lihtne arvutus. Meil on tegelikult selles Exceli põhises mudelis, mida me kohe hakkame ka näitama, on tegelikult väiksed juhised olemas ka, kuidas seda võiks teha. Sealhulgas ka siis on nii-öelda mahu pealt massi peale konverteerimise koefitsiendid. Et see on selline väga-väga üldistatud ja väga nii-öelda, ta ei ole kindlasti mingi täppisteadus, aga vähemasti ligilähedaselt selle põhjal on võimalik siis seda jäätmeteket ja käitlemist natukene hinnata.
ja ega ma muud ei oskagi siin nagu öelda, et see vajab siis jällegi natukene selle teemaga sisemiselt tuhlamist ja natukene enda jaoks siis sellise süsteemi väljatöötamist, et suudaksite siis öelda jah, et palju siis tegelikult erinevaid jäätmeliike tekitate aastas ja see andmestik tuleb viia massi ehk kaalupõhiseks. Ja see on kõige raskem, siis konverteerida mahupõhine, nii mitu kuupmeetrit, eks ju, segaolmejäätme, mida te aastas tekitate, siis konverteerite selle vastava koefitsiendiga, mis on selles Exceli mudelis meil ilusasti pakutud, et sellega siis konverteerida see massipõhiseks. Vaat nii, et me oleme natuke seda varem vist natukene erinevate koolistuse käigus siin veel puudutanud, aga see on kindlasti see asi, mis tekitab küsimärke. Ja siis on see süsiniku ehk kasvuhoonegaaside jalajälg. Siin läheb asi veel põnevamaks, aga järgmiste slaididega natuke näitan, millest see koosneb ja seal peab veel tegema natukene selliseid eraldi tegevusi, arvutusi, et siis seda süsiniku jalajälge vähemasti sellises minimaalses ulatuses hinnata. Aga, et meie väikene seminar oleks siis ka natukene kaasavam. Kuidas me sellega nüüd pean toimetama? Olen kinni, eks ju või? Kõigil teil on moblad olemas. Siis on selline küsimus, kas sinu muuseum on juba hakanud oma keskkonnajalajälge mõõtma? Et selline üldine küsimus. Ja seal ei olegi vastusena skeneeriga, sest selja taga on teil ka olemas vist see, kellel on liiga kaugel skeneerimiseks. Kõik seda mentimeetrit kasutavad igapäevaselt, ma kujutan ette. Et proovige endale see kätte saada ja vaatame siis. See käib ka muideks teie kohta, kes te oma kaudselt selle meie tänase üritusega olete liitunud, et võtke tee ka. Seda on praegu slaididel näha või ei ole? On. Sinna ei saa kirjutada. Jah, ta ei anna praegu tõesti. Nüüd ma lähen. See on üks minu slaid veel. Siin ei vaheta, aga ekraanidel teil vahetada. Nüüd on olemas. Lähtsin ühe alustama. Jah. Ma hakkan teada. Nii. Teeme mina selle. Päris paljud on juba alustanud oma keskkonnajalajälge mõõtmisega. Aasta alguses lubaduste andmine on täitsa asjakohane. Ja kas keegi on ka süsiniku jalajälge teist hakanud juba uurima? Ma tean, et osa teist oli vist niiviisi ja siis tekkisid suured eelmise aasta lõpus, kui me seda mudelit hakkasime nagu testimiseks siin muuseumitele andma, siis tekkisid tohutud hirmsad karjed, eks ju, et kas tõesti kas selline ja kas tõesti see mõjutab kõige rohkem minu jalajälge, et siin oli palju sellist aha-momenti ka. Aga väga hea, üldiselt hea meel on tõdeda, et suurem osa teid juba oma keskkonnajalajälge mõõdate. Nagu ma enne ütlesin, see keskkonnajalajälge mõõtmine ka selle rohelise muuseumi mõistes, nende kriteeriumite mõistes ei tähenda see seda, et te peate seda tegema 100% just selle meie mudeli taustal, mida me oleme kohe hakkame näitama, vaid seda võib teha ka nii-öelda süsteemselt ise siis neid andmeid kogudes ja iga aastaselt kokkuvõtteid tehes ja võrreldes. Aga nüüd, mis puudutab seda süsiniku jalajälje poolt, siis siin on arvatavasti teil vaja sellist metodoloogilist tuge või ühteme mudelit, mis siis tegelikult aitab seda süsiniku jalajälge teil hinnata. Nii, Piret, mis ma nüüd pean tegema? Kas näitan kohe järgmist läbi? Pane järgmine. Ja, siis meil on see. Mida te arvate, et milline tegevus siis moodustab suurema osa teie muuseumi keskkonnas? Testime natuke teiega sisulisi teadmisi. Natukene muidugi eeldab, et võib-olla te olete, tegelikult oleks pidanud olema võib-olla küsimus, et sinu muuseumi süsiniku jäljes, kliimamõjust, pange see vastus nii, et mitte nagu keskkonnajalajälg on niisugune abstraktne asi. Nagu ma enne ütlesin, see ei ole väga niisugune
akadeemiline termin, aga süsiniku jalajälg on küll. Palju asju või ainult ühe? Võib mitu panna, aga me tahaks teada, et mis siis teie arvates kõige rohkem. Nii et selles mõttes pigem vähem kui palju. Need sõnad on juba täiesti adekvaatsed. Kõigid asjad siin on näha, et osad on juba täiesti eksperdid. Hakkab juba kooruma ka enam-vähem minu arvates õige pilt. Kuigi vahest on nii, et lähed tööle, isegi vette ei joo, et selles mõttes... See ei ole nii hull. Vesi, ma ütlen kohe ära. Ma võib-olla purustan ühe müüdi siin, aga ma nägin, et alguses hakkasid prevaleerisid jäätmed siin, eks ju. Aga jäätmed on nüüd ära kadunud. Teadlikumad inimesed võtsid natuke aega ja mõtlesid, prügi ja jäätmed on nagu väheks kadunud. Tegelikult ongi niiviisi, et kui me vaatame seda süsiniku jalajälge, siis igasugune energiatarbimine, alates siis hoone elekter, eks see sõltub väga palju, kas te kasutate nii-öelda roheelektrit, taastuvelektrit või nii-öelda tavaelektrit. See on kõige lihtsam viis, kuidas ühe nipsuga oma süsiniku jalajälge kohe vähendada, on lihtsalt minna üle taastuvelektrile. See kohe kukub. Aga elekter ja küte kindlasti muuseumite puhul kõige suurema panusega ja kui me räägime süsiniku jälest, pärast me võime vaadata ka, eks ju, kuidas kell see on, aga see võib olla isegi see mõningate muuseumite puhul oli vist niiviisi, et seal 80%, isegi rohkem, eks ju. Kas mitte Ermil ei olnud seal isegi 90% lähedal. Nii et mida suuremaks see muuseum läheb, mida rohkem neid kogusid ja igasugused muid asju on, siis see energia on ikkagi täiesti prevaleeriv kõige rohkem. Ja muidugi nüüd, kui me tuleme spetsiifiliste tegevuste juurde, eks ju, kui me räägime näitustest, siis on see transpordi teema, mis tuleb väga-väga oluliselt sisse. Võib-olla summa summarum üldisena sõltub natukene sellest muuseumi tegevusest üldiselt, aga transport, ehk siis kõik, kus me nagu üht või teistpidi fossiilseid kütuseid kasutame. Ja nüüd need jäätmed ja kõik muu asi tegelikult, see võib olla üllatav, aga ärge siis seda oma kolleegidele jällegi rääkige, eks ju. Ehk siis sellise jäätmete liigiti kogumine suhteliselt vähe panustab teie süsiniku kliimamõju osas, on teil väga väike mõju, aga ärge seda jumala eest oma kolleegidele rääkige, sellepärast, et muidu see paneb viimasegi põtsud jäätmete liigiti kogumise entusiasmile, eks ju, mis on niigi nagu ma kujutan ette, eks ju, kohati üle kivide ja käändude läheb. Et jah, nii see on, et tegelikult nüüd kui vaatame nüüd tavainimese taustal, et kui te kihutate nüüd talvisel ajal kuskile lõunamaale puhkuse nädalaks ajaks, siis te panete oma aastate prügi sortimise ühe reisuga täitsa nässu. Ühesõnaga üks soojamaa reis või üks tööreis, mõttetu tööreis kuskile metropoli, eks ju, pauk on antud ühesõnaga ühe reisuga võib-olla panete seal oma poole aasta muuseumi jäätmete sortimise täitsa nässu. Ühesõnaga, see on selline asi, mis osas, eks ju, mõelge. Aga see oli natukene mõttearendus, aga nii ta on. Kui me räägime kitsamalt süsiniku jalajäljest, siis energia, fossiilse energia kasutamine on väga suure ja oluline osa sellest jalajäljest, aga sellepärast mulle väga see süsiniku jalajälgi ei meeldigi, eks ju. Me kõik tahame ju tegelikult käia kuskil New Yorgis, eks ju, vaatamas paremaid muuseumeid ja näituseid, aga tegelikult ka, et selline keskkonna üldine vaade ka oluline, et kõik need muud keskkonna aspektid ja eriti selline ringsus, ringmajandus läbi selle jäätmekäitluse vesi, võib-olla Eesti laiuskraadil ei ole nii hull probleem, pigem see vee tarbimine on seotud sellise jäätmetekkega, eriti kui me ka kasutame siin igasugust pudeldatud vett ja muid asju, aga muidugi ma lihtsalt hoiatan, et vee hinnad hakkavad veelgi tõusma, räägime, energiahinnad on juba tõusnud, nii et varsti see paneb ohkama juba sellepärast, et rahaliselt. Eks ju, kui jäätmekäitluse hinnad ja tasud on suhteliselt marginaalsed, siis energia veega seotud arved, mis teile laekuvad, on ikkagi juba märkimisväärsed. No vot, aga Piret, pean uuesti jagama, jah.
Siis me tegime väikse harjutuse ka, saime enam-vähem sotti. Tasemel te olete. Ja võime siis ehk edasi minna. Ja nüüd, kui me tuleme nüüd selle konkreetse mudeli poole, siis mida meie instituut siin koos Aikom Eesti eestvedajatega ja siin mõningad muuseumid on juba ka seda testinud. Paljud seda tegelikult seda Exceli põhist meie oma paljud teist kui käed olete juba ei olegi väga palju. Siis olid need ainult need teie olite, kes seda testimist tegite, oli Eesti? ERM ja teie. Okei, ma mõtlesin, et see oli natuke laiem, aga väga hea. No me ei tahtnud kohe seda esmast versiooni laiali jagada ja teie seas segadust tekitada, sellepärast, et Excel oli ka väike arendus ja tegelikult, kui aus olla, siis selle mudeliga peab iga aasta, seda mudelit peab uuendama iga aasta, sest et need samad süsiniku jalajälje hindamiseks vajalikud eriheite tegurid, nendest osa iga aasta muutuvad. See on üks paras peavalu. Me võime pärast natukene ka rääkida, et mis selle mudeli arenduse järgmised sammud saavad olema, aga me oleme mõelnud, et äkki panna seda ka veebipõhiseks, et seal siis veebis saab seda neid lisa heitetegureid jooksvalt lisada meie poolt näiteks. Ja siis teie ei pea seda muretsema. Praegu on nii, et see Exceli põhiline mudel, kui te hakkate seda kasutama, siis te peate iga aasta ise teatud eriheitetegurid ära vahetama. Me oleme küll kokku leppinud, etteulatavalt võin lubada, et me oleme siis kokku leppinud, et me siis iga aasta anname teada, millised need eriheitetegurid tuleks siis selle konkreetse järgmise aasta jaoks välja vahetada. Aga tuleme selle üldise ülesehituse juurde, et me nimetame seda mitte nüüd Rohelise muuseumi süsiniku jalajälje arvutamise mudeliks, vaid ikkagi keskkonna jalajälje arvutamiseks, sest see koosneb sellisest klassikalisest keskkonna aspektide arvestuse pidamiseks, milleks on siis selline klassikaline energiatarbimine, soojusenergia tarbimise, veeenergia, seesama jäätmete surimuri ja siis materjalidesse kontoripaber. Ehk siis nende andmete aastapõhine vähemasti, aga energia ja vee tarbimise puhul kindlasti igakuine sisestamine on mõistlik. See on nagu selline koondfail, kuhu te saate oma arvete pealt igalt poolt mujalt need andmed kokku koguda, sinna sisestada, see on küllaltki lihtne. Teeb teile ilusa sellise ülevaate, palju te olete kuu kaupa, siis see tarbimine on olnud, sealt joonistab teile välja ilusad ka graafikud ja siis on seda jube hea kas juhtkonna või mingisugusele muule seltskonnale siis presenteerida ja näidata ja võrrelda ja siis ta teeb ka eelnevate aastate võrdlused, eks ju. Siis hakkate, teeb sellise väikse analüütilise poole teile, mida teil niikuinii oleks vaja teha. Ja tegelikult, kui te olete need sisestanud, siis ta juba suure osa automaatselt nende andmete põhiselt arvutab välja ka süsiniku jalajälje. Aga mitte tees mahus. Nii et väiksemas mahus ehk siis sellist mõjuala 1 ja vist ka 2 tasemel tegelikult ta juba arvutab teil selle välja. Mis ongi see kõige madalam tase süsiniku jalajälje sellises metodoloogilises lähendamises. Näitan ka seda. Siin on ära toonud selle mõjuala 1, 2 ja 3. Ma natuke räägin selle ka pärast lahti, mida see tähendab, et see on selle süsiniku jalajälje metoodilise raamistiku terminid. Ehk siis see mõjuala 1, tegelikult mul vist parem slaid selle jaoks. Siin on siis see näide veel, kuidas siis ta teil see Excel joonistab teile ilusasti välja. Need graafikud asjad paneb kõrvale küllaltki mugav. Piret saab ka vist aastaid võrrelda ja nii edasi. Et selles mõttes selline hea vidine ühesõnaga. Lihtsalt see jõupingutus tuleb teil endil teha, et keegi siis valida see vastutav inimene või ohver, kes siis soovitatavalt iga kuu, aga kindlasti siis vähemasti aastapõhiselt need andmed sisse paneb. Me oleme soovitanud, et ka iga kuu panna need andmed sinna sisse. Miks? Sest et siis tekib tegelikult selline jooksev pidev ülevaade. Näiteks siin vee tarbimise puhul meil hiljuti ühes rohelises kontoris oli, kus siis suvel äkki läks veetarbimine üles, ega keegi, kui oleks raamatupidamisse need dokumendid läinud või need arved, poleks keegi seda märganud, aga seal oli mingisugune veeleke. Lihtsalt see sama keskkonna koordinaator jälgis, pani neid asju sinna sisse, vaatas, et midagi on juhtunud, eks ju, veetarbimine on läinud suureks. Ja nüüd nende andmete põhjal me tahaksime siis viia need andmed ka siis suhtelisteks, on vist see õige sõna. Ehk siis me tahame jagada teie üldise energiatarbimise, soojusenergiatarbimise, veekasutuse
kontoripaberi kasutuse, olmejäätmete tekke, siis külastaja kohta jagada selle ära. Ehk siis me saame siis muuseumi maastiku kesksed näitajad, mida me tahame tulevikus hakata koguma ja tekitama siis inglise keeles on selline ilus sõna nagu benchmarking ehk siis võrdlus. Ehk siis tekib nii-öelda anonüümne andmebaas. On sa ka rääkinud seda sinuga või ei ole? Mul karkas see pähe, et äkki võiks seda teha. Aga see on minu arust hea mõte. Ühesõnaga tekiks niisugune andmebaas, kus siis teie saate minna ja vaadata. Energiatarbimine, kui me räägime sooenergiast, siis ruutmeetri keskselt, aga kui me räägime elektritest muudetud, ühesõnaga seal on võimalik nii ruutmeetri või ka siis külastaja keskselt seda arvutada ja siis te saate võrrelda, et Kumu versus, see on nagu paha võrdlus, viimane kord me saime juba üle kaela vist. Keegi tuli ütlema, et tulite välja oma selle energia näitajaga ja siis ega siin mõnda automuuseumi esindajat juhuslikult ei ole. Keegi ütles, et Kumu on jube, eks ju, röövel raiska ja mitte roheline, vaat meie automuuseumis, meie energiaarvestuses on hoopis väiksem, aga see on suur hall, mida kuna talve otsa ei kööta, eks ju, ja need on nagu võrreldamatud asjad. Aga siiski, et see oleks ikkagi hea, et te saaksite siis mingi võrdlusmomendi, eks ju, et kas teie nüüd see energiatarbimine, veekasutus, kõik need nii-öelda põhinäitajad, et kas te selles osas olete nüüd, kus te olete nagu sellises Eesti maastikus, eks ju, üldisemalt keskmises olete kuskil keskel, pigem olete sellised kehvemad või hoopis parem. Et see oleks selline asi, mida me võiksime teha, me oleme juba siin teistes sektorites seda asja lubanud, EAS-iga siin turismi valdkonnas, igal pool mujal, igast ürituste korralduste ja nende puhul me seda teeme, aga kui nüüd kõik te hakkate usinalt rohelise kontorisüsteemi rakendama, siis on võimalik selline andmebaas päris kiiresti ja ludinal teha. Jällegi, et me ei pane sinna, me teeme selle anonüümsena, et ei tekiks seda kihku, et kedagi hakata võrdlema või ajakirjandusele anda mingisuguseid kalasid ette, aga pigem siis teile endil on nagu sellist võrdlust teha. Kas see selle külastaja kohta ütleks uuesti, kuidas see külastaja mängu tuleb? Te peate siia mudelisse ise selle konkreetse aasta jooksul panema külastajate arvu, numbri, ja siis automaatselt arvutab teile välja nende parameetrite osas elektrienergia tarbimine külastaja kohta. Lihtsalt ta teeb siis suhteliseks, muidu ei ole võimalik Kumut ja mingisugust väikest muuseumit võrrelda, aga me saaksime siis läbi sellise suhtarvu me saame seda siis hakata tegema ja see on ka nüüd see, mida kõik teised muuseumid globaalsel tasandil kõik on hakanud ka tegema. Ja pärast, kui me räägime süsiniku jalajälje, siis saab selle süsiniku jalajälje ka konverteerida külastaja kohta. Aga seda tahab külastaja teada või pigem küsib meie käest rahastaja, et kuidas teil per kärs? Kõik mõlemad, ma pärast näitan ka, ikkagi saanud, panin paar slaidi juhuslikult aasta alguses. Ma loodan, ma panin mõned fotod siia. Aasta alguses mind ka aeti rahvusvahelistesse muuseumitesse ja siis kui teised tutvusid kunsti ekspositsiooniga, siis mina nuuskisin neid muid numbreid seinte pealt. Katsusid radiaatoreid ja? Ja ei, seda ma ei teinud. Ma lihtsalt vaatasin, kas ja kuidas nad seda oma jalajälge nagu külastajale pakuvad, kuidas nad seda pakuvad ja seal on pärast näitan mõnda näidet, kui ma nüüd panin siia, võib-olla ma ei jõudnud ka panna. Ühesõnaga, kõik ikkagi kommunikeerivad seda asja külastajate suunas eelkõige, aga muidugi ka sisemiselt. Need on nagu selles mõttes efektiivsuse enda nagu parameetrid ja siis on väga paljudel muuseumitel on nii-öelda omanikud mujal maailmas, eks ju, igasugused nõukogud ja muud asjad, kes siis nüüd viimasel ajal äkki on hakanud ühe nii-öelda tulemuslikkuse indikaatorina ka nõudma keskkonna süsiniku vastavaid näitajaid ja siis on see tavaliselt see külastaja keskselt see arvutatakse, sest muidu on väga raske, eks ju, seda numbrit kuidagi nagu hinnata. Ütleme, et Kumu ja ERM ei ole võrreldavad mingite väiksemate muuseumidega selles absoluuttarbimises osas. Siin sama jäätmete puhul ma tegelikult kaudselt juba rääkisin, aga siin tegelikult meil on küllaltki detailseks see pandud, et põhimõte on see, et siis sisestate siia nende kuude kaupa ja te peate tegema enne väikse sellise oma nii-öelda põlve otsas arvutuse nende mahtude põhiselt suure tõenäosusega. Ja siis on jama muidugi, kui teil on see prügikast kellegagi jagatud, siis võib juhtuda see, et see jäätme koguste välja arvutamine ei ole üldse võimalik. Nii et need, kellel on oma prügikastid nii-öelda hoovi peal, need saavad ikkagi mahupõhiselt, massipõhiselt konverteerida, seda me ikkagi nii-öelda väikselt prügime. Mul ei ole pilti.
teosest sellest joonistusest. Tabelis ka ei ole? Ma ei tea, muises ei ole pilti sellest. Nagu varasemat pilti. Muu telefonikõne, nagu tavaliselt. Mis on ka niisugune hea asi, mis tegelikult vajab ka aga väikene üleskutse, et need, kes te seal kaudselt olete, et pange siis oma need mikrofonid kinni vahepeal. Aga praegu on muisikoolitus ka või? Ma ei tea, käib see minu arust see muusikoolis toimub iga natsud tagant ja seal toimub ka tohutud arendused kogu aeg. Aga Siin peaks ka lisama selle, sest iga õllega on tegelikult ta on nagu tohutu süsinik. Ja igasugune elektroonik, tähendab põhimõtteliselt iga baidi edastamine, ka sellele saab tegelikult panna süsiniku jalajälje vastava koefitsiendi ja tegelikult, kui ma nüüd ühte muuseumit, mida ma külastasin, seal oli ilusti lahti löödud niisugune eriti põhjalik jalajälje hindamine, süsiniku jalajälje hindamine tehtud, olid arvestanud, et nende see elektrooniline, see IT pool, see võttis neil sealhulgas ka kogu see dokumenteerimise, pead ju seda salvestama, eks ju. Täna te teate, mis tähendab ühe pildi kvaliteet. Sul on juba, sa salvestad seda pilti sellise resolutsiooniga, nii kõrge resolutsiooniga, et inimesed silma ammu seda vahet ei tee, aga see kogu aeg läheb suuremaks ja see mälumaht, eks ju, mida on vaja ja sealt tulenev energia omakorda läheb suuremaks. Nii et tegelikult 10% üks muuseum oli arvatanud välja, et tema nagu sellisest jalajälest on see energia jalajälest, siis on see IT. Aga tuleme siia nüüd selle süsiniku jalajälje juurde ja need, kes tahavad selle suhtes targemaks saada, tegu on siis organisatsiooni tasandil ehk organisatsiooni tegevuste teenuste poolt tekitatud kasvuhoonegaaside heite arvutamisega. Et tegelikult üldiselt globaalselt räägitakse nagu carbon footprint süsiniku jalajäljest, siis Eestis Keskkonnaministeerium siiski tahab, et me kasutaksime KHG kasvuhoonegaasi siis jalajäljest, aga see on tegelikult üks sama asi. Ja siin on siis terve metodoloogiline raamistik taga, mis me oleme siin viimaste aastate jooksul koostöös Kliimaministeeriumiga või nende poolt tellituna teinud ja mis ongi nüüd aluseks Eestis nende süsiniku jalajälje hindamiste metoodikate ja eriheite tegurite puhul. Et Eesti on küllaltki selles mõttes olnud edumeelne. Kuskil Lätis ja Leedus olen kolleegidega rääkinud, siis seal nagu sellist riiklikku alusraamistikku, metodoloogilist ühtlustamist ja neid eriheite tegureid keskselt ei ole koostatud ja see on nii, et iga muuseum, iga organisatsioon peab neid ise otsima ja siis üks leiab neid kuskilt, ma ei tea kust, kuskilt Euroopa mingitest andmebaasidest, teine kasutab mingisuguseid välismaa süsiniku jalajälje hindamise mudeleid, eks ju, mis on tegelikult hästi palju ju internetis kättesaadavad, aga kõik arvutavad selle süsiniku jalajälje, need koefitsiendid on suure tõenäosused kas mingid globaalsed, heal juhul Euroopa keskmised või siis mingisuguste spetsiifiliste riikide eriheite tegurid, eks ju, mis tegelikult ei pruugi olla täpselt ikkagi võrreldavad sellega, mis meil Eestis on. Eriti kui me räägime elektrienergiast. Eestis elektrienergia tava elektri nii-öelda eriheite tegur, mille alusel ehk siis see tegelik süsiniku sisaldus tegelikult on hoopis erinev, kui ta näiteks on Soomes, Rootsis või mingi mõnes muus riigis. Nii et sellepärast väga oluliselt neid Eesti eriheite tegurid kasutatakse. Siin, kes siis, kellele see asi rohkem huvi pakub, Keskkonnaministeeriumi kodulehel on olemas ka juhendmaterjal, võite siis õhtu lugemiseks selle võtta, et siis tuleb uni kiiresti, eks ju. Aga siit saab rohkem informatsiooni. Ma seda nagu rohkem võib-olla avama ei hakka, sest et seal on nagu üpris nagu lihtsalt see samm-sammuline lähenemine lahti kirjutatud. Üritasime seda teha võimalikult lihtsal kujul. Ja seda on vaja teada sellepärast seda tausta natukene, et kui te lähete nüüd kuskile rahvusvahelisele tasandile, siis hakatakse kohe spetsiifilisi küsimusi esitama, et mida see siis tähendab. Siiamaani ma näen ka suured ettevõtted Eestis, Mürts ja Kärts, viimane oli näiteks Pärnu linn, kes ütles meile eelmise nädala konverentsil, et nende süsiniku jalajälg on nii ja nii suur ja tegelikult kuna nende territooriumil on metsa nii ja hoopis palju rohkem, siis nende süsiniku jalajälg on tegelikult positiivne. Ehk siis kui sa niiviisi nagu lähed globaalsel tasandil niiviisi seda asja esitlema, siis sind tembeldatakse hullemaks greenwasheriks ja sind nii-öelda hüütakse maha. Ehk siis, et hästi oluliseks on muutunud nende jalajälje tulemuste esitlemine. Kuidas seda teha ja sellepärast on vaja seda tausta natuke teada. Et siis alati, kui sa seda süsiniku jalajälge kellelegi esitled kuskil eelkõige rahvusvahelisel tasandil, sest seal see teadmine on
oluline, aga ka kindlasti Eestis. Siis esimese asjana pead ikkagi ütlema, et mida see jalajälje arvutus, mida sa oled teinud, on ta siis nüüd näituse kohta või siis on ta siis eelkõige organisatsiooni ehk siis muuseumi kohta üldiselt plaanis, siis nende mõjualade selgitused. Millised mõjualasid te olete siis selles süsiniku jalajälje või nende heite arvutusse kaasanud? Ja laias laastus on nagu 3 mõjuala, kui me räägime sellisest muuseumi või organisatsiooni jalajälje hindamisest, siis see esimene mõjuala on siis see, mida te siis ise läbi oma sõidukite, enda energiatarbimise, see ei ole siis enda energiatarbimine, vaatan jällegi, enda energiatarbimine on siis, kui sa ostad seda sisse, nii suur osa teist teeb. Kui te ise toodaksite elektrit, siis oleks see mõjuala ühe all. Aga teist suur osa veel siiski täna ise elektrit ei tooda, kui mul varsti katusel on võib-olla päiksepatareid ja kellelgi veel, siis te peate selle arvestuse, olite siia tooma või? Kui nad ise tarbivad ka, et siis see läheb ikkagi tarbimise all. Siis ta läheb siia. Kui te toodate elektrit ja müüte selle välja, siis te seda tegelikult oma jalajälje hindamisse arvesse saa võtta. No siin on teatud sellised metodoloogilised nüansid, niisuguste õnneks muuseumimaastikul teil veel nagu sellist, te ei ole muutunud sellisteks jubedateks energiatootjateks, aga varem või hiljem teil mingisugune päiksepatarei kellelgi teist kindlasti tekib. Aga see on siis kõik ise ja see on eelkõige siis teie oma sõidukid, kui teil on, ja see ei ole nüüd need sõidukid, millega sõidavad teie töötajad või teie enda omad. Siis kui teil on ka kliimaseadmed olid ka siin, eks ju. Tegelikult neid on ja paljudele võib tunduda imelik, et kuidas meil on mingisugused kliimaseadmed, igasugused jahutussüsteemid, igasugused muud asjad, aga kui me ikkagi muuseumite hoonetest mööda kõnnime, siis me näeme seal väljas akna all on kuskil mingisugune boks, eks ju, ja mõnel pool on ka küttesüsteem, eks ju, mingisuguse soojuspumba põhine. Ehk siis tegelikult suure tõenäoliselt te kasutate erinevaid külmaaineid, frioone. Ja ka see peaks olema siis siia tegelikult arvestusse sisse võetud. Juhul, kui teil muidugi need on suuremas mahus, kui teil on kuskil üks väikene soojuspump kuskil nurgas, siis selle panuste üldises süsiniku jalajälge on kindlasti väga-väga väike. Kui teil ikkagi rohkem on neid erinevaid kütte, jahutus ja ma ei tea, mis süsteeme eelkõige suuremates muuseumites, siis ka see hajusheitmete, mis siis võib tekkida nendest külmaainete lekkimisest, et see tuleks kõigisse arvesse. See on see mõjuala 1, see on nagu kohustuslik, et see mõjuala 1 peab olema alati minimaalselt arvesse võetud ja kalkuleeritud. Ja see mõjuala 2, see on nagu selles mõttes lihtne, et see on see kõik see energia, mida te sisse ostate. Kütte, sojusenergia, mida te siis oma hoone kütmiseks tegevuste läbiviimiseks kasutate. See on see kõige madalam tase ja seda te peate alati ütlema, et kui te oma süsiniku jalajälje tulemust nüüd presenteerite, et peate ütlema, et mis mõjualad on siia kaasatud ja see kohustus on vähemasti mõjuala 1 ja 2 tasemel arvutus läbi viia. See mõjuala 3 on see kõige keerulisem asi ja siia tulevad kõik asjad, mis on kaudselt teiega seotud või kuidas te kaudselt seda kliimamõju tekitate. See hakkab siis teie transpordi ja igasugustest muudest teenustest, seda on nagu muuseumitel palju. Kõik asjad, eks ju, edasi-tagasi vedu, igasuguste asjade vedamine. Siis kindlasti siia alla läheb kindlasti siis teie igapäevane tööle koju liikumine, teie oma inimeste, siis kindlasti teie tööreisid. Ja siis kogu see müriaad, mida te materjalide kaupadena oma tegevuseks sisse ostate. See on kõige keerulisem osa, et siis kui me räägime nagu tööle koju sõitmisest ja tööreisidest ja veel sisse ostetud transporditeenusest, siis selle põhjal, need on üpris lihtsad tegevused, mille põhjal see minimaalne informatsioon kokku saada, et siis süsiniku jalajälge hinnata, aga et hakata täpselt arvestust pidama, kui paljud erinevaid materjali nagu muuseumi põhiselt ja tooteid olete ostnud. Paber läheb küll automaatselt, meil praegu läheb see sisse, aga rohkem ju praegu ei ole sisse mudelisse pannud, nii et meil ka selles mudelis rohkem nagu ei ole praegu, on vist niiviisi.
vesi, kui tuleb sisse, see läheb ka otse, aga igas muid vidinaid me ei ole siia sisse pannud, aga Karin, sinu mudelis, seal on natuke rohkem neid materjale, eks ju, sealt saab siis kitsamalt, konkreetsemalt siis näitustega seotud materjali, põhimaterjalide osas seda süsiniku jalajälge siin mõjuala 3 tasemel hinnata. Ja see on jah, kolm mõjuala nagu taset ja alati, kui te siis oma süsiniku jalajäljelt arvutanud, siis te peate ütlema, et mis tasemel te olete seda teinud ja kui teil on mõjuala 3 ka kaasatud, siis te peaksite väga täpselt ütlema, mida te siis mõjuala 3-st olete kaasanud. Te näitate selle arvutuse nagu ulatuse selgesti ka selle tulemuse kõrvale välja. Kuidas tundub? Läheb liiga segaseks juba või? Ma ei tea, kas ma läksin õige selle peale, sest et mul läks valiks. Ma leidsin üles, okei, lähme peale. Ja siit tulemuseks on siis selline kokkuvõte, nii nagu ma enne ütlesin, kõik, mis tuleb sellisest energiatarmisest, eks siis mõjuala 1 ja 2 on teil sisuliselt, kui me nüüd jätame selle külmaseadmed ja muud asjad ära, siis selle ta arvutab automaatselt teile ja annab kohe siia koondisse ja mis puudutab mõjuala 3, siis mida te peate ise informatsiooni ja andmetena sisse panema on tööreisid, tööle koju liikumine, sisse ostetud transporditeenus, veetarbimine tuli automaatselt, kontoritarbimine tuli kontoripaberi tarbimiseks tuli automaatselt, jäätmekäitlus automaatselt. Ehk siis tööreisid, tööle koju liikumine ja sisse ostetud transporditeenus. Need on need 3 asja, mis osas nüüd peaksite te nagu mõtlema. Esiteks vaatama sisemiselt, et kas see informatsioon on olemas. Need juhised on tegelikult selles mudelis antud, kuidas seda oleks võimalik kalkuleerida. Vähemasti siis võib-olla suuremate vedude puhul või siis ütleme, et te teetegi seda näituse põhiselt, sest seal sinu mudelis oli ka, eks ju, see transpordi osa oli ju sees, eks ju. Ehk siis kui te ütlete, et okei, me ainult siis vaatame näituse põhiselt seda, siis saab ka seda teha, aga üldisemas plaanis oleks ka mõistlik seda teha. Ja see kogu see siis joonistab välja siis neid erinevaid graafikuid, kuidas seda jalajälge on siis võimalik käsitleda, sealhulgas ka seda, et kui palju midagi siis võtab. Siin selle konkreetse näite puhul on tööreisid 50% olnud, aga see on siis selline omapärane, ka see meie instituudi oma, sellepärast ongi, seda mõtlesin, kuidas see nii suur on. Meie kokkiutame edasi tagasi, eks ju, ja siis meil on see jube jalajälge, me peame siis iga aasta metsikult käima puid istutamas, et seda jalajälge kompenseerida. Ma ei tea, kas me paneme siia vahele korra või ma teen niiviisi, et ma näitan veel selle viimase slaidi ka ära, ongi mõned pildid. Lihtsalt mõningad näited, siin on neid varasemalt, ma mäletan, et kui oli see COP26 Glasgow's, siis kuna britid ja ka Iirimaal on see süsiniku jalajälje teema olnud juba 20 aastat hästi oluline. Seal on nii, et kui laps läheb lasteaeda, siis enne kui ta lugema kirjutama õpib, siis ta peab hakkama oma süsiniku jalajälge hindama. Et see on nagu selles mõttes selles süsteemis sees ja mäletan seal COP26 puhul oli ka, et siis seal eraldi muuseumid võtsid siis initsiatiivi ja nüüd ongi nagu selles mõttes britid ja Iirimaal on see võib-olla nagu Euroopa tasandil kõige enam siis võib-olla nähtavam erinevate selliste muuseumites käia, siis igas muuseumis on mingisugune siis selline informatsioon olemas, kui palju muuseum ise seda mis ta süsiniku jalajälg on ja lisaks siis läbi erinevate näituste. Siin on vist see üks on, siin see oli siis MoMAs, see oli jah, see New Yorgi minu kogemus, seal ma ka nusksin ringi ja nagu siin on hästi näha, kaugelt ei ole, aga põhimõtteliselt nemad räägivad siin ikkagi absoluutkogustest, aga nad ütlevad, et nad tahavad väga selgesti seadnud endale eesmärgid, eks ju, et nad tahavad, kui palju nad tahavad siis oma jalajälge vähendada, aga ütleme nii, et suuremates muuseumites ma leidsin selle info ikkagi füüsiliselt üles, kui ma seal kondasin nende näituse saalides, siis kuskil oli see info täitsa ülemas, kõikidel ei olnud, aga ütleme nii, et igal teisel oli. Siis mis puudutab loodusmuuseumeid, eks ju, seal oli muidugi see, mis on see Ameerika loodusmuuseum, mis ta on, kus see jube Saurus jookseb, eks ju, ühes filmis, eks see
on ju täielik eklektika, mis puudutab nende näitust, eks ju, erinevatest aegadest, aga neil oli täiesti eraldi olemas üks eraldi saal, kus oli kogu see kliimateema oli väga-väga hästi ja lihtsasti lahti kirjutatud või lahti seletatud, väga nagu innovaatiliselt ja mõnusalt ja arusaadavalt, et kui vaatame nagu loodusmuuseumite suunas, siis selline eraldi nurgakene, noh, see on nagu enesest mõistetav, mis peab olema. Ja võib-olla siis rohkem polegi. Okei, võib-olla ei ole. Siis üks asi veel, selle te leiate ka, nüüd üks natuke üle aasta aega tagasi läbi viidud suurem uuringu tulemus, siis, mis vaatles kliimateema käsitlemist muuseumites, see oli nagu Euroopa muuseumid, aga Euroopa laias mõistes oli Türgi muuseumid ka, ma ei tea, kas keegi teist nendele küsimustele ka vastas, äkki Eestist oli ka mõni, kes selle küsitluse sai seal üle 400 muuseumit ja selline põhjalik ülevaade, mis siis hindas, et valmisolekut, mis on põhilised probleemid selle kliimateema käsitlemisel ja sealt tuli välja, et sisuliselt sellise süsiniku jalajälje mõõtmise ja siis konkreetselt enda tegevuse kaudu siis süsiniku jalajälje vähendamine, et sealt igast 10 muuseumist üks tegi sellega, aga kui me räägime nagu selliseid näituseid ja muud sellist teadlikkuse teemat, siis 10-7 käsitles seda nagu sellises oma näituste või teadlikkuse või hariduse teemades. Sealt koorus välja just see, et terve rida probleeme, miks muuseumid ise oma jalajälge ikkagi nagu seda teemat tõstatavad, see tuleneb sellest, et ühiskond on sellele üha rohkem tähelepanu pööranud, see nõudlus on olemas, aga muuseumid ise nagu tegelikkuses oma jalajälge pigem vähendavad ja seal on terve rida huvitavaid tulemusi ka alates sellest, mis on ka meil probleemiks. Kindlasti raha, eks ju, see, et muuseumitel tihtipeale see hoone ei ole päris nende hallata, et neil ei ole neid hoobasid. See oli huvitav asi oli ka see, et tippjuhtkond, muuseumite juhtkond on tihtipeale ignorantne ja seal tuli ka välja üks huvitav asi, et muuseumid laiemas plaanis ei taha, nad, ma ei tea, kas see on siis selline, mis kontekstis see on, aga peetakse seda kliimateemat poliitiliseks teemaks, eks ju, ja siis ollakse nagu natukene kõhklevad oma seisukohtade väljakäimisega ja üritatakse olla nagu neutraalsed ja siis see natukene nagu värsib. See on ka võib-olla mõnes mõttes natukene vabandus teatud võib-olla konservatiivsete muuseumite seisukohast vaadatuna, aga need olid sellised huvitavad asjad, mis sealt välja tulid. Nüüd, kui teil aeg on, siis te võite, see on veebist leitav, te kohe naksti, et võite siia sisse vaadata. Mingil hetkel võib-olla on väga tore ka teha selline väike küsitlus ka siin meie seltskonna sees, et siis natukene neid andmeid kokku saada. Midagi me oleme siin varem küsinud, kui me seda koolitusprogrammi alustasime, siin väikse küsitluse saatsime laiali, aga nüüd see on konkreetsemalt siis selle kliimaga seoses. Nii palju ma võin ka veel öelda, et tegelikult selle kliimaga seoses siiski me näeme, et see muutub tegelikult üha olulisemaks ja praegu see kliimaseaduse kokkupanemine tohutu diskussioon, küllaltki terav diskussioon küll nüüd eelkõige nagu majandus- ja ettevõtlussektoriga seoses, aga me näeme ka, et see liigub väga selgesti siis ka muudesse valdkondadesse, kultuurivaldkond kindlasti varem või hiljem ja seda ma olen ka juba varem öelnud, et praegu Riigikantselei eestvõttel on siis tegelikult peakski siin kas see võib-olla järgmine nädal peaks olema siis sellise uuringu või mudeli, järjekordse mudeli kokkupanemine, mis siis riigi tasandil, ministeeriumite tasanditel hakkab siis ministeeriumi haldusala keskkonna jalajälge kokku lööma. See tähendab seda, et siis vähemasti riigi valduses olevad muuseumid, ütleme siin lähima 2 aasta perspektiivis suure tõenäosusega teil võib tulla selline nõue, et hakatakse keskselt siis neid andmeid, samu keskkonna jalajälje ja ka süsiniku jalajälje andmetelt siis ka koguma. Ja me oleme praegu vähemasti selle metoodika ülesehitamisel selgesti siis üritanud teha seda nii, et selle riigikeskse mudeli, mille aluseks oli ka kunagi esimene prototüüp oli ka meie poolt tehtud, et see siis sinna sobituks sinna sellesse riigimudelisse ka. Ja veel lõpetuseks, kus siis seda meie mudelit leida võib, eks ju, see on siis, nagu te teate, Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni koduleht, kus on eraldi Rohelise muuseumi alaleht, kus kogu see informatsioon on kättesaadav. Seal on peale siis selle süsiniku jalajälje hindamise mudeli
Exceli põhilise mudeli, mida te võite alla laadida ja hakata sinna oma andmeid siis sisestama. Näiteks võiks teha eelmise aasta andmed lüüa sisse, kui te ei ole veel seda teinud. Ja siis, või siis näiteks 2 viimase aasta omad, aga vähemasti eelmise aasta põhjal on hea seda teha aasta nagu lukus. Ja siis järjepidevalt sinna järgmise aasta ette võtta, seal on võimalus aastate kaupa, need on eeltäidetud, eelsisestatud, ise te peate täitma. Ja nii nagu ma ütlesin siin ka varem, ma ei tea, kas panen korra selle ette ka või Piret, saad ise äkki panna? Jaga seda imelooma ka, siis te näete seda nagu. Ma pean selle kuskile, kus ma sellega pean minema nüüd? Ava Teams. Hästi põgusalt, veel vist aega on. Kõik läheb aega rohkem. Aga no põhimõtteliselt jah, need, kes te siis ei ole siin veel käinud, ta on jagatud meil siis niiviisi, et nagu Excelis tavaliselt on, all on siis erinevad Exceli lehed, sheetid, algab siis üldine sissejuhatus, üldandmed. Üldandmed on siis nii-öelda, siia te panete ka muuseumi nii-öelda töötajate arvu ja ka külastajate arvu, siis vastavalt ta arutab ühe või teise suhtarvu pärast välja ja ka siis köötav üldpind, et need on vastavalt nende näitajate põhiselt ta siis arutab neid suhtarve välja. Siis hakkab siis otsast peale elekter, sojus, vesi, paber, jäätmed ja koond. See on siis see esimene keskkonnajalajälg ja siia hakkate sisse krõpsima. Kõik, kus on kollased, lööte sisse vastavalt kuude kaupa oma tarbimise. Vaadake, et ei tee siis vigu nende kilovattide ja mõnel on seal võib-olla kilovatid ikkagi, aga siin on sassil on kilovatt, mis ta meil oli, mis oli vaja? Kilovattidest tuleb panna, et siin ei tekiks mingisuguse konverteerimise asju, siis võib järsku minna nagu suuremaks, ma olen näinud, et siin on tehtud neid näpuga. Ja see võid korra näidata siin elektri puhul ka, et kuidas meil oli see veel löödud, me tegime eriti peene, kuidas me lõpust näitad, et me tegelikult andsime võimaluse ka oma töötajate puhul, aga see võib-olla muuseumitel ei ole nii oluline, see on rohkem nagu selliste kontorite puhul, aga me jätsime selle funktsiooni sisse, et sa saad oma töötajate energiatarbimist, kui nad istuvad kodukontoritesse juurde lisada. Muuseumi suure tõenäosusega see kodukontorite osa versus, ütleme, Kumu kõige naha ja karvadega. See kodukontori osa on võib-olla väga väike, eks ju, et võite seda teha, aga kui see tundub, et see on jube raske seda infot kätte saada, see nagu eraldi vajab siis hinnangulist arvutust, et palju seal inimesed kodukontorites päevade kaupa istuvad ja meil oli seal eraldi vist koefitsient selle jaoks. Võimalikult lihtsalt meil tehtud, aga see on üks paras surra-murra, eks ju. Ehk siis, et võib-olla esimese raksuga sisestage see nii-öelda muuseumi hoone ja seotud tegevuste energiatarbimine siia. Et see kodukontorite teema on võimalus lisada, jätnud selle nii-öelda optioniks või võimaluseks. Soojus, samamoodi. Siin on ainus asi siin lõpus, mida tuleb arvestada seda, et te peate siis, kas siin oli ka vaja teha siis ka oma harjutuseks. Ehk siis... Siin valida, kui on Tallinn, Tartu, näiteks Pärnu. Tallinna, Tartule, Pärnule me tegime ette ära. Kui te olete kuskil Kükametsas või 3. kohas, siis ja kui te olete kaugkütte kliendid, siis te peate küsima oma kaugkütt, see, kes teil energiat pakub, tegelikult ta peaksid seadusjärgi kõik ka teie saadetud arvele panema tegelikult ka selle CO2 koguse või vähemasti, eks ju, aga nad seda vist ikkagi massiliselt ei tee. Et te peaksite siis sellelt kaugkütte võrgu ettevõttelt küsima, et mis siis see CO2 kogus siis teie nii-öelda tarbimise taustal on. Et see on, selles osas on see natuke nendele, kes on väljaspool seda 3 linna, eks ju. Väikene jällegi lisatöö on vaja siin teha. Muusus me oleme selle eelarvutused teinud ja selles mõttes on seda lihtne võtta. Kui teil on oma keskküttekatel või mingi soojatootmine, siis te võtate siit lihtsalt siit rippmenüüst, igal pool on need rippmenüüd, eks ju, et rippmenüüst võtate siis selle vastava kütuse. Ja. Siis puit või mingi muu gaas või mingi muu asi. See lähe lahti praegu. Mul näitab siin. Seal ekraanile näitab. Jah, et niisugune väike nikerdamine on vaja siiski teha peale selle, et te need kogused olete siis selle. Nüüd
kui sa lähed... See võib-olla ahjukütet äkki võiks kommenteerida. Mul on sellega küsimus. Näedes väikestes kohtades võib olla ahjukütte. Kuidas sellega? Kuidas sa koguseid mõõdad, eks ju? Kuidas me vastasin selle peale? No ahjuküte, siis on jah, et kas see biomassi, aga siis peaks panema, kas teha eraldi, sest praegu see tuleb ikkagi ju kilovatt-tunni põhine, aga ja taga on eriti tegur, mis vastab ka kilovatt-tundidele, aga meil on võimalik saada ka ju massipõhist eriti tegurit, aga see on nii väike osa. Ma ütlen selle saladuse kattel, kui sul on ahjuküte, pane siia rahulikult mullu. Tegelikult on puidu põletamisel tekib väike kasvuhoonegaas, mida sa pead arvesse võtma. Puit ei ole null arvestuses, aga sa võid selle vabalt teha. Siis kui sa paned lihtsalt nulliks need ja siis ei hakka oma neid rummusid kokku lööma ja seda veel tagurpidi tagasi kilovattideks või joulideks arvetama ja seda sisestama. Seal jooksevad juhtmed kokku, eks ju. Et siin võib selline muuseum võib endale selle... ei hakka siin neid kilovatte arvutama, vaid panebki võib vabalt nullid lüüa, siis tuleb tagant välja meil ka selle nulliks. Jah. Kas see kodukontori võimalus allub ka näiteks selliselt, et sa võid muu välise ruumi võtta? Sul on see keskmaja või keskkond, mida sa arvutad, aga sul on majast väljas veel, hoidla kuskil siin teises kolmandas kohas. Et seda mingit lisaruumi veel arvestada sisse või? Jaa, sa võid, kõige lihtsalt paneme kõik kokku, aga kui sul on üks ühe küttega, teine teise küttega, siis on meil selline võimalus ka, praegu ei ole, või peab ridasid ise juurde tegema. Eri read, eri kütte, siis peab ikkagi ise ridu juurde tegema. Ühesõnaga, kui sa oled Exceli tark, siis sa teed lihtsalt ühe rea juurde siia alla, eks ju, sellele juurde võid siia teha, et siis meil lööb kokku. Siin me ei saanud päris universaalselt teha, aga nüüd sa avasid kohe Pandora laeka, me tegime lihtsustatud, et sul on üks kumu, et sul ja kõik on koos, eks ju. Aga võib küll olla tõesti, et sul on üks hoone on ühe põnel, teine kuskil teine ja sul on võib-olla erinevad filiaalid, hoopis saad neid kõike kokku lüüa. Või siis, nii et see siin vaja natukene siis lisaridasid teha. See kodukontori asi on kodukontori jaoks. Ja seal on meil ka tehtud lihtsustatud keskmine kalkulatsioon, et kütet ei ole kodukontori puhul arvestatud. Suur tähendab sellepärast, et kui sa elad kodus ja töötad kodus, siis sa ikkagi hooned kütad sõltumata sellest, kas sa seal töötad või ei toota. Me oleme pannud praegu kodukontori ainult elektriga. Kas me veega panime või pannud? Ei pannud, sest siis on täiesti hullumajas. Sa hakkad veel mõtlema, et palju sinu kodus tarbitud veest, eks ju, kuna see vee osa on sellest süsiniku jalalist nii väike, siis me lõime käega ja ütlesime, et okei, teeme elektri tasandil, aga siis pead natukene hindama, vist ma andsin mingi koefitsiendiga ette. Täpselt keskmiseks 150 vatti ühe kodutöökoha elektri tarbimiseks. Ja siis on vaja teada neid täistööajale taandatud töötajate arvu, kes kodus töötavad ja kui see sisestada siia kollasele reale, siis arvutab ta selle tarbitud elektri hulgaga. Automaatselt, eks ju. Eks siis on tegelikult osa mudelid on sellised, et peaksid igaüks peaks oma kodus hakkama tegema siis energiaauditit, eks ju, täpselt vaatama, millist loetled üles kõik seadmed. Need nii palju kasutad tööasja jaoks, nii palju selleks, siis ongi sul muuseumi töötajal on siis siuke nädalajane kodutöö, eks ju, eks siis ta arvestab oma, aga me tegime nagu lihtsamalt, et ta teeb, lihtsalt sa paned oma need tööaja, eks ju, päevadega, palju sa oled kodus töötanud ja siis ta arvutab sul selle. Ja siia lõpptabelis on juba vaja teada töötajate arv täistööajale taandatuna. Aga ise saad põhimõtteliselt esimese asjana arutada, palju töötajad, kui suure osakaaluga oli kodudes töötasid, ta arvutab selle nagu täistööaja peale ja selle sisestades arvutab automaatselt. Okay. Kas see siis arvestab ka tööle koju sõitmist vähemaks selle arvet? Jaa, vaata, kui sa nüüd tööle koju võib-olla ongi paras hüpata, et see on üpris lihtne kõik siin, eks ju, siis üldiselt need arvutused siin taga on vajalikud, et sa süsiniku jalajälgi nende põhjal. Nüüd sa lähedki siia tööle koju juurde, mis on siin all. Küsimus. Jah. Tiiu tahab küsida Mommus. Tere. Minul on selline küsimus, et kas ruumi temperatuur tuleb ka ära märkida kasutatud energiahulga kohta? Ei ole, sest suure tõenäosusega see lõpp sinu nii-öelda elektri või soojusarvestuses on kõik need sisse arvestatud. Et sa võtad ikkagi mõõdiku pealt selle arvestuse.
sul on elektri tarbimine on sul kuskil hoones, mõõdik on, sealt võtad, seal on sul kõik sees, kogu selle kuu erinevad energiatarbimisega seotud asjad, alates rohkem ei ole vaja mõelda. Selles suhtes, et kui ma ei vaja nii kõrget temperatuuri, nagu te enne meie muuseumi näiteks tõite, et kuidas see siis nagu rolli mängib selle märkimise juures? Süsiniku jalalgi vähendama hakata. Suure tõenäosusega võib katsetada, et siis järgmisel kuul keerata madalamaks temperatuuri, siis peaks vaatama, kas see kajastub ka teie nii-öelda arve peal. Aga see siia mudelisse ei ole vaja seda panna. See on pigem, ma saan aru, selline juba parendusmeede, mida te võite teha. Miks summa summarum peaks mõjutama teie energiatarbimise kasutamise nagu kogust. Kas minu loogika on selline? Ei ole. Mis nii on? Aga tuleme selle tööle koju, siis meil on ka siin üks, selle jaoks tuleb teha teile arvatavasti üks eraldi Exceli tabel, kuhu siis kõigepealt küsite oma kõikide oma töötajate käest, annate neile ette selle konkreetse aasta, eelmise aasta tööpäevade arvu, lautate sealt maha puhkuse, siis te saate teada mitu, see on ka automaatselt meil tehtud, mida peate ette sisestama, iga inimene siis töötaja enam-vähem protsendina ütleb, et võib ka mõni võib-olla peab täpselt arvestus. Teab täpselt arvu, palju ta oli tööl ja palju ta oli kodus, aga meie kontoris ütleme enam-vähem suurusjärguna. Et näiteks 20% nendest päevadest olin ma kodukontoris. No see, ja jumala hästi ei hakka nii, et ma olin nagu pool päeva olin kodukontoris, pool, siis kui sa hakkad nii arvestust pidama, sunnid seda inimesi sellist arvestust pidama, võib-olla kuskil on siuke arvestus, et sul on mingi kaart tuleb tööle ja siis võtad välja ja see on nagu rohkem tööstust, eks ju. Ja siis sisestad selle, aga see on tööle koju liikunud. Ma läksin selle eeltegevuse juurde, mis sa pead ära määratlema, palju sa nagu kodukontoris oled ja palju sa ei ole. Sealt sa saad selle proportsiooni, kui palju sa käid nagu tööl. Oli vist niiviisi? Ühesõnaga, sa jõuad siia ja siis muidugi sa arvutad välja kõigepealt, paned siia siis igaüks paneb kirja, palju tal see tööle koju liikumise instants on ja see peaks olema tööle koju tagasi. Ma ei tea, kuidas me siin küsisime. Ma näitan seda, jah. Ma andsime eraldi ühe sihukese abitabeli ka siin. See on meil eraldi failis, jah. Okei, meil on eraldi failis on jah, siis selline abitabel, millega siis see eeltöö ära teha, millega sa saad selle numbri, mida sa pead siis siia mudelisse sisse panema. Ma lõpetan kohe ära. Ja. See oleks põnevaks meilegi pärast, aga et siia siis tööpäevade arv aastas, eks ju, need on siis puhkusepäevade arv, siis kontoris töötatud päevade osakaal aastas, need siis sisestad sisse, saadki kokku tegelikult selle, kui palju sa siis nagu tööl käisid ja palju sa olid kodukontoris. Ja siin ta on võimalikult lihtsaks tehtud, eks ju, see asi. Kas see oli nüüd iga inimese kohta, igaüks täidab selle tabeli ära ja siis see summeerub kokku, eks ju. Ja kui sa nüüd tuled selle tööle koju juurde, siis sa pead arvestama selle, mis su kilometraaž on ja siis sa valid ka proportsionaalselt, kui sa käid ainult ühe vahendiga, näiteks jala, siis sul on väga lihtne kirjutada jala. Kui sul on rohkem, kui näiteks tuled mõned päevad autoga, mõned päevad sellega, siis sa võtad siin ka need proportsioonid märgid. Oli vist niiviisi? Ka siia tuleb märkida siis kõikide töötajate läbitud vahe. Jah, aga see tuleb enne, sa pead jällegi tegema mingi detailanalüüsi, kus igaüks kirjutab palju teha, siis sa selle lööd kokku, üks inimene peab seda tegema ja tema siis sisendab selle, et mitte kõik ei hakka oma andmeid ükshaaval sisestama, vaid see on see nagu summa või koond selles asjas. No võt. Lõpetused või pärast mul hakkab painama järjest rohkem küsimusi, kui topeltarvestus käib. Et tegelikult mina nagu kalkuleerin, minu personal kalkuleerib, tegelikult rammijuht tõi mind tööle, et siis nemad ju jätavad oma jälje, et siis kas meil on nagu 2 jälge korraga või siis kui näitus tuleb, et siis tegelikult transpordifirmal on juba kirjas, palju ta läks. Tema juba kannab seal oma seda koormat. Tulevikus on niiviisi, et see on nüüd tööle koju, see on nüüd see, mida see isiklik see kõnnib tööle koju, aga näitused on natukene eraldi asi, eks ju. Okei, aga kui ma tulen tööle, kelle jälg see on? See on tegelikult peetakse selle organisatsiooni jäljeks, sest et ta tuleb tööle mitte enda lõpuks, vaid sa teed ikka ühiskonnale kasulikku tööd seal, eks ju. See peetakse siis see tööle koju osa peaks olema organisatsiooni, tema töötajate tööle koju
see jalajälg peaks olema arvestatud organisatsiooni jalajälgi osaks. Aga Kliimaministeerium kalkulib seda trammijuhti ka. Trammijuht peab siis Tallinna, mis ta on meil? Linnatransport, tema teeb eraldi kalkulatsiooni. Et mõte on see, et sina ära lase häirida, see toimub, kui kõik organisatsioonid oma jalajäljed eraldi kokku lööksid, siis summa summarum seal sees toimubki duubeldamine. See riigi oma ei lööda kokku niiviisi, et ERM, Kumu, Vorstivabrik ja nii edasi. Et seal on hoopis teine metoodika. Et selles mõttes pole vaja karta. Meil muidugi üks kolleeg jälle kohe küsis, et kui naine ta tööle vistab, siis me lubasime talle, et okei, siis jaga see 2-ga. Et arvesta siis, et sinu heide on poole võrra väiksem, sest sa tagad, et sul on 2 inimest, sõidavad ühe autoga. Nõukst asju võib teha, aga tasu väga hulluks minna sellist, las tead enam-vähem, see on ikkagi, see ei ole doktoritöö tasemel arvutusmudel, vaid see on selline, kui sa seda enam-vähem sama metoodikaga iga kord teed iga aasta, siis sul tekib proportsioonid enam-vähem ja siis see võrdlus tekib, et seal päris see trammijuhi asja ärge neid hulluks minges. Muidu tekivad sisemised vaidlus, kui te tahate, eks ju. Mõni vaidleb, et vaata, seda on lennukiga, see on lennuk on täis, et see ei ole ju päris see. Tegelikult need on arvesse võetud, nende koefitsientide puhul on arvesse võetud lennuki täitumist. Nende busside puhul me oleme ka arvestanud Transpordiameti, eks ju, andmed, kui palju keskmised bussid on täis, trollid on täis. Meil on eraldi siin ka linnabussid ja eraldi veel, kui sa tuled Tartust Tallinnasse, see on ka meil eraldi rong on Elron on meil eraldi. Ja meil on Soome laev ka, mis tegelikult paljudes nendes mudelites ei ole, eriti kui nüüd, ma tean, siin mingisugused Erasmus plussid ülikoolid löövad kokku, seal on mingi imelik Euroopa mudel, mis tegelikult kalkuleerib nii, et laevasõit on palju hullem kui lennukisõit, aga see on selge, seal on mingi error sees. Lennuki tüübid ju kõik ütlevadki sulle, et 351 kilo. Et nemad juba ütlevad, palju sul oli per kärss seal lennukis. See vist 0, see kilodes võib olla, see on tonnides, meie arvestame tonnides ja on umbes. Nemad jagavad juba vastutuse ära. Ja, siin see mudelis on ka niiviisi, et tegelikult ta võtab sinu, sealt ei võta kogu neid teisi lennuki omas, ta jagab selle ära. Me oleme üritanud, see ei ole, ütleme, doktoritööd sellega kaitsma ei saa minna, aga magistritöö võib-olla kaitseks. Küsimus, et miks peab eristama jalgrattaga ja jalgsetööde liikumist, et miks see vaja teha? Tavajalgrattaga. No ma ei tea, siin võib olla, et siis tekib kohe jama, kui sul seal veel jalgratta sees on mingi mootor. Ei, see on just küsib tavarattaga ja jalgrattaga. Aga see on lihtsalt statistika mõistes, see on jube hea teada, et kes tulevad jala, kes tulevad jalgrattaga ja siis me saame lõpuks öelda, et vaata, jalgrattaga tuleb nii palju, äkki on meil vaja mingisuguseid duširuume või midagi muud või jalgrattahoidjaid ja muid asju. Ega seal muud ei ole. Kui on kondimootor, siis on ta 0, aga sellises üldises võttes, kui sa hiljem pildi lööd, kes meil tuleb jala, selle põhjal sa saad teha siis nagu üldise ja me oleme alati seda soovitanud, et siis saab seda ka tagasi oma töötajatele kuvandada ja näidata neid protsente, kuidas see asi on paremaks läinud ja siis lõpuks me igal ühel ütleme nii sinu tööreisid ja sinu tööle kodu, nii kuidas sa nüüd hakkad oma seda süsinuga jalajälge kompenseerima, eks. Siis meid saadetakse siis puidis ütlema. See ei ole väga hullu, sest isegi mina, kes ma palju reisin, see on minul on natuke rohkem, ma olen ikkagi peale, vist kui pikem selline, aga peaaegu nii pool päeva, eks ju, ütleme 400-500 puud. See on niisugune paraselt siin järgmine aasta peale või? Jah, arvutusena. Tegelikult minul, kus ma lendan ikkagi päris palju, eks ju. Ma arvan, et kes ei lenda üldse, selle 10 puud on kõige tehtud, eks ju. Ja siis on see kiltines on ühesõnaga on rahu hinges. Aga see päris nii ei ole, see ei ole jällegi, see on niisugune, meil on ta nagu konverteeritud, sest ta ei ole väga teaduslik. Ta on jällegi selline, pigem selline võimalik. Põhimõtteliselt, kui nüüd selle mudeli järgi, me teeme need arvutused ära, nii vähe üldistame kui võimalik see oma töötajate, saame selle jälje kokku ja siis neid andmeid me võime usaldada, kui me tahamegi näiteks oma töötajatega selle jälje nii-öelda nagu nulli tõmmata vähem istutamagi puid. Jah, kogu see kokku, teoreetiliselt te võite minna Eestis igasugust startup'ega, te saate seda nii-öelda kompenseerida ka ostes seda raha eest. Tänapäeval Eesti on igasugust startup'e täis, kes müüvad sulle ei tea mida ja siis ütle anna raha ja ma kompenseerin su jala ära. Ma olen öelnud, oodake 2-3 aastat enne kui Euroopa Liidu tasandil see asi reeglid paika pannakse. Praegu on igasuguseid tegelasi, kes seda õhku müüvad, eks, ja seda raha koguvad. Panevad need mingisse imelikesse projektidesse ja siis ütlevad, et sul on nagu see kogus on kompenseeritud. See on eelkõige nagu äriorganisatsioonid, kes seda teevad. No näiteks, kui te sõidate Lux Expressiga, siis teil on võimalus
kompenseerida oma seda sõitu, aga nad ise ka tunnistavad, et see on niisugune, see koostööpartner on neil selline, aga ma ei taha rohkem rääkida sellel teemal, sellepärast, et muidu teil igasugune huvi kaob ära, ehk siis nad ise ütlesid, et Lux Express kuskil 10% oli vist, eks ju, reisijatest ikkagi valib selle, teeb selle kliksi ja maksab selle lisasumma. Nii et tulevikus saab see kindlasti olema igal pool. Indulgentsi igal pool. Kui lähed konverentsile või kui lähed mingisse muussesse, kui sul oled öelnud, et Kumu teeb aastast 2030 ainult süsinikuneutraal või tahabki süsinikuneutraal olema, siis te peate oma näituste jalajälg hakkama offsetima ehk siis kompenseerima. Ja seda te ei saa mitte mingisuguse valemiga oma igapäevategevusi viia, nagu tavategevusi nulli viia. Eks teil igal juhul on jalajälg, et see jalajälg on ja jääb. Te peate hakkama seda offsetima või kompenseerima. Ma igasugust ütlen, et me ei ole seda lubanud. Jah, et seda olge ette, ärge lubage seda, ma olen kõigil öelda, ärge lubage, et oled ka aastaks 2030 süsinikuneutraalsed. Siis te seote oma käed kinni ja paljud ettevõtted on praegu aru saanud tops. Liiga vara sai see välja. Siis on seda tagasi võtta väga raske. Aga ma annangi võib-olla jutu järje sulle üle. Tere ka minu poolt siin ruumis ja üle veebi. Ma olen Karin Vissent Eesti Kunstimuuseumist. Igapäevaselt töötan Adamson-Eeriku muuseumis, aga siis siia rolli olen sattunud siis tänu sellele, et ma olen meie muuseumi selle roherühma juht ja tõesti siin viimastel aastatel oleme pingutanud, et ka oma majades keskkonnateemasid tõstatada ja Kumu siis sai esimese Eesti muuseumina selle rohelise muuseumi tiitlini, et tegelikult ka see, millest ma nüüd räägin, on tihedalt seotud selle sama protsessiga. Aga tõesti, kui meie 3 aastat tagasi majas arutasime või alustasime nende teemadega, siis ei olnud seda Keskkonnajuhtimise assotsiatsiooni mudelit veel olemas ja siis suuresti entusiasmist me mõtlesin, et me teeme siis ise oma mudeli, et ikkagist aru saada, kus see keskkonnajälg muuseumis tekib ja mis enne, kui me seda üldse saame nagu vähendama hakata. Ja see meie kestliku näituse mudel valmis siis näituse projekti Kunst antropotseeni ajastul raames. Seal oli taga võimekas kuraatorite meeskond ja suur ambitsioon, et vaadata üle meie oma kogusid, aga mõelda ka siis selle muuseumi köögi poole peale, kuidas me näituseid teeme. Ja kohe alguses 2020. aastal oli mõte, et teeks siis sellise kestliku näituse mudeli. Mingeid praktikaid sai selle näituse nii kujunduse, sisu kui ka graafilise disaini, kataloogi poolest läbi töötatud. Et kui me selle ette võtame, et sellest jääks ka mingisugune jälg maha, et see meie oma õppeprotsessi siis jagada oma kolleegidega oma majas, aga ka avalikult. Ja selle mudeli tegemist siis toetas Muinsuskaitseameti muuseumide kiirendiprojekt ja see on avalikult siis kodulehel ka kättesaadav. Ise neile see kalkulaatori tegemine muidugi käis üle võimete, nii et meid aitas Civita Eesti aktsiaseltsist Sirli Pehme ja Liisa Kompus ja veebilehe kujundas Ranno Ait. Aga natukene avan seda konteksti siis, et mis siis meid motiveeris seda oma mudelit tegema. Oligi tegelikult need arutelud, kui seda näitust planeerisime, et tõesti siis see küsimus, et kus see jalajälg tekib. Kui me tahame näituste või oma seda keskkonnamõju vähendada, siis kõigepealt tuleb kaardistada seda, et kus me praegu asume, mis seda põhjustab. Ega meil otseselt ju teadmiseid ei olnud. Ja selle näituse raames siis toimus meil majasiseselt mitmeid arutelusid ja me tahtsime ka publikut panna nendele teemadele mõtlema, nii et sellel näitusel olid siis sellised punased lipukesed, mis siis peegeldasid neid eri teemasid, mis seda keskkonnahoidu meie majas siis, või näitusega neid vestluseid, arutelusid ja töövaldkondi, millega me Kumus tegelesime. Nii et nendel punaste lippudel siis olid sellised teemad näiteks, mis puudutasid neid kliimastandardeid, millest siin täna ka korra põgusalt juttu oli. Või küsisime, kuivõrd jätkusuutlik on meie kogumispoliitika. Näiteks see Ugo Lepiku teos oli väljas meil näitusel esimest korda, kuigi ta kuulub meie kogudesse üle 70 aasta. Siis me oleme teda 70 aastat oma nendes
kogu ruumides armastusega hoidnud ta, hoolega säilitanud teda, aga siiamaani poolt ta kordagi eksponeeritud. Küsisime ja mõtlesime, kuidas siis laiemalt ringmajandusse panustada, milliseid materjale me kasutame näituseid tehes, kuidas meie näituse kujundus, kas see soodustab materjalide taaskasutust või mitte. Kuidas me saaksime rohkem seda taaskasutust rakendada. Et siin juures olevate piltidel on näha ka, et kuidas see näituse kujundus seda mõttekäiku ja kõike seda tegelikult toetas, et Laura Linsi ja Roland Reema hästi mänguliselt näiteks jätsid siit nähtavale näituse ruumis neid taaskasutatud seinaplaate, jätsid need ümber värvimata. Arutasime, millised on rahvusvahelistumise plussid ja miinused. Kui meil on rahvusvaheline meeskond, me tahame tuua Eesti publikule kunstnike väljamaalt, siis loomulikult on nende lennumiilide keskkonnamõju suurem, kui et me töötaksime ainult oma kohalike kunstnikega. Siin ei ole nagu kergeid vastuseid, aga selge on see, et me ei taha kohe loobuda sellest plaanis või mis on digikunsti jalajälg. Ühesõnaga sellised laiemad arutelud, aga üks keskne teema kogu aeg oli ikkagi see, et kuidas te keskkonnamõju mõõta. Ja sealt siis sündiski see idee, et me loome oma kalkulaatori. Sest me tegelikult analüüsisime ka tollel hetkel erinevaid juba olemasolevaid mudeleid, näiteks Gallery Climate Coalition, üks UK kalkulaator oli üheks inspiratsiooniallikaks. Aga tõesti, et saime ka ise targemaks, et tegelikult tuleks kasutada neid kohalikke eriheite tegureid, kui me tahaksime adekvaatset pilti saada sellest Eesti näituste kohta. Et siis sündiski see mõte, see mudel ise teha. Ja piiritlesime väga selgelt siis ära ikkagist need kindlad kategooriad, mille raames seda süsinikujälge hakata mõõtma, et ikkagist leida siuke optimaalne tasakaal selle vahel, et ta peegeldaks võimalikult ikkagist adekvaatselt seda näituse keskkonnamõju, aga teisipidi, et me ei läheks ise hulluks neid andmeid kokku otsides ja korjates. Üks siukene nagu muster teema, et me ei hakka ju iga kuraatori kohvitassi seda jalajälge mõõtma, eks, et kuigi igal sellisel liigutusel on oma mõju, aga me keskendusime siis ikkagi nendele valdkondadele, mis on kõige suurema keskkonnamõjuga, milleks on siis töösõidud, laiemalt eksponaatide transport, materjalikulu, trükised, energiakulu ja jäätmed. Ja just, te võite seda ise avada, kestliknaitus.ekm.ee, see mudel täpselt sellisena ripub. Ma panin siia sellised screenshotid, sest ma ei ole kindel, kas ma saan siin arvutis neid, ma võib-olla jään siia see PowerPointi juurde, saab ise nagu nii klõpsata neid, aga et siis kalkulaator sai valmis, muidugi algselt oli ta ka samasugune Exceli tabel ja me ise kogusime andmeid ka oma sellesse Exceli tabelisse, aga tahtsime, et ta oleks ikkagist võimalikult kasutajasõbralik ja seetõttu võtsime siis appi disaineri, Ranno Aitel, siis selle aitas niimoodi loodetavasti kasutajasõbralikumaks teha. Ja just, et ma ei teagi väga detailidesse, ma ei jõua minna, et püüdsime küll läbi mõelda, et oleks võimalikult intuitiivne, et siin saab vastavalt neid ridasid lisada, valida siis tõesti ka nendest rippmenüüdest erinevaid aspekte, erinevaid transpordiliike, kõike päris lõpuni see tabel ei suuda, et tõesti näiteks need lennureiside kilomeetrid tuleb samamoodi ise enne valmis arvutada, meil on siin lingid, milliste saitide kaudu seda kõige mugavam lihtsam teha on. Aga praktikas nägi see siis välja tegelikult niimoodi, et kui me hakkasime seda tabelit või ühesõnaga koostöös Civitaga siis seda mudelit tegema, tegelikult paralleelselt mina kogu aeg korjasin juba seda infot kokku, et see tuli nagu minu töölauale ja läbi siis selle näituse protsessi ajasin ma siis järge ja näituste osakonnalt palusin üle lugeda kõik siis kulumaterjalid ja need asjad.
et see on tõesti üks väike niisugune tööamps, täitsa eraldi ettevõtmine, mis tuleb organisatsiooni sees läbi mõelda. Tulevikus võiks see nagu kuidagi automaatsem võib-olla olla, aga seda puhku küll on valmis see siis kõik käsitööna. Mille üle me oleme väga uhked, on tõesti see materjalide osa, sest et siia sai ligi 30 erinevat materjali, mida siis näituse tegemistel enim kasutatakse. Siin paberist ja kapaplaadist, erinevate metallide, seinavärvide, tekstiilide, isegi teipideni välja. Et nende need eriheitetegurid siis ka Civitaga koostöös ajasime välja ja panime siia kokku. Et muuseumides on hästi tavaline tegelikult taaskasutus, palju meie sellist mööblit, aga ka materjale. Me ju kõik, meil ei ole seda luksust siiamaani olnud, et me võiks selle kõik prügikasti pärast näitust visata. Et ikkagist palju läheb mitmetele ringile, et siis see mudel ka seda arvestab, et siin vist on parem näidata, eks? On see kasutuskordade arv, et siis siin saab nagu kalkuleerida seda, kui te näiteks mingil näitusel kasutate tekstiili siin kardinana, järgmises on ta võib-olla mingis muus funktsioonis ja lõpuks te teete sellest võib-olla suveniire. Et siis seda... Etteulatavalt oskad seda öelda? No etteulatavalt ei oska, aga tagasiulatavalt, jah. No eks siin on ikkagi selles mõttes natuke südametunnistuse teemat omajagu, et neid andmeid nii detailselt meil kuskil kokku ei jookse ja siin on niisugust, aga tagasiulatuvalt saab loomulikult ja näiteks üks meie näituste puhul see on need puitlast plaadid, millest me teeme oma ajutisi vaheseinu, et seda näiteks näituste meeskond ütleb, et nad täpselt teavad, et 4 või 5, et nad kasutavad seda ühte sama plaati 4 või 5 näitusel. Et see on niisugune juba see standard taaskasutus, mis me oleme sisse juurutanud. Aga siis on teine osa siis sellest mudelist sellise märksõnaga kokkuvõtta nagu parimad praktikad. Et saime aru, et seda näitust, kui me räägime nagu jätkusuutlikumast näituse tegevusest, et siis ei piisa ainult sellest, et me seda süsiniku jälge mõõdame või nagu ainult selle pinnalt mingeid arvutusi või otsuseid teeme. Et tegelikult on nii palju selliseid muid praktikaid ja tegevusi, mis ühe näituse tegevust, mille seda jätkusuutlikkust nagu tõstavad. Ja meil oli möödunud aasta aprillis siis ka selline ideekorje. Ühelt poolt loomulikult oma maja sees ja oma meeskonnaga arutasime palju neil teemadel, aga võib-olla jõudis ka teieni see üleskutse, et jagada oma selliseid rohenippe. See käis muuseumi listi kaudu see üleskutse ja saime väga paljud toredat tagasisidet erinevatest sellistest praktikatest, mida Eesti muuseumidesse kasutatakse. Et siin on mõned näiteks Vabamuu või Iisaku kihelkonna muuseum, Kohtla-Järve põlevkivimuuseum, Tallinna linnamuuseum, Eesti maaelumuuseumid, Miia Milla, Kalevipoja muuseum, ERM, aga ka mitmed teised, kes siis oma selliseid nippe jagasid ja selle ja tegelikult erineva uurimustöö põhjal panimegi siis kokku need nii-öelda parimad praktikad. Korrat olen tagasi, neid oli 10 eri alavaldkonda siis näituste planeerimisest, kujundusest, transpordis, energia, materjalide, graafilise disaini, digilahenduste, jäätmete, sotsiaalse vastutuse ja 10 on ürituste korraldamise teemal, et sellised nagu väiksed soovitused siis, et kuidas nendes valdkondades jätkusuutlikkust suurendada. Et sellised tõesti väiksed sammud. Ja panime siia ka sellised natuke nagu inspiratsioonipunktid, et siis kuidas ka erinevad muuseumid praktikas neid asju rakendavad ja näiteks loen siit ette ühe
armsad, näiteks Kalevipoja muuseumist kirjutati, kuidas nende muuseumis käivad kõik sokkides või sussides, sest et nii nad avaldavad austust oma sellele vanale koolimaale, kus nad asuvad. Põrandad kuluvad vähem, säästavad koristamise pealt ja kõige pisemad muuseumikülalised saavad mõnusalt põrandal käputada. Nii et siukseid väikseid aspekte, et mida see päriselt tähendab siis jätkusuutlikkusele mõtlemine, eks, nagu eri aspektidest. Ja esimene näitus siis oligi see antropotseeni näitus, millel me neid tulemusi mõõtsime. Panin siia ikkagist ära nüüd ka need tulemused. Me oleme neid tegelikult jaganud ainult oma maja siseselt ja mulle tundub, et võib-olla isegi olulisem kui need tulemused oli tegelikult see õppeprotsess või see, et me selle iseenesest ette võtsime, saime me nii palju targemaks selles osas, et kus see keskkonnamõju tekib. Et võib-olla see on minu hinnangul seespoolt vaadates see kõige suurem väärtus. Aga no mis siin salata, ega selle näituse jalajälg oli tegelikult küllaltki suur. Saime kokku 25,8 tonni. Aga siin peab muidugi meelde tuletama, et see oli väga suur rahvusvaheline näitus ja kuigi siin olid need keskkonnateemad kesksed igas mõttes, ei plaaninud me seda teha nullkulu näitusena. Meil olid kaasatud siin Eesti kunstnikud, kes tegutsevad rahvusvahelisel väljal. Meil oli üks rahvusvaheline kunstnik. Ta on 1000 ruutmeetril. Tänaseks kahjuks kinni see näitus. Aga ja väga pikalt avatud. Just, aga et kus siis suurim keskkonnamõju tuli, ongi nende kalkulatsioonide järgi näituse siis töösõitudest. Nii et tõesti siin, see on siis see audit, et kui veebilehele need oma andmed sisestada, siis ta koostab sellise kokkuvõtte nendest siis ja koha peal olevatele võin selle ka ringi saata, et siis iseenesest väga selline õpetlik materjal. Aga jah, et need rahvusvahelised lennureisid, et nende vastu on, või tõesti neid nagu vähendada või nende arvelt, ütleme, näituse jalajälge vähendada on väga keeruline. Küsin, kas see kogu mõju on 25 tonni või 25 000 tonni? 25,8 tonni. Ma mõtlen, siis on see asi on sealt väiksem, sest ta on siit on jagatud 25 000-ga nagu, et see teelt on nagu 0,0007 per külastaja. Vot selle siis ma nüüd pean... Siin ilmselt on... Seal on võib-olla kilogrammi. Kilogrammi. Okei, siin on mingi error tõesti, mis puudutab seda ühte näituse külastajat. Sest muidu oleks nagu väga suur külastaja. Jah, et tõesti, et seda kuidagi ka mingisse perspektiivi panna, siis samamoodi arvutab see mudel ühe näituse külastaja kohta selle jalajälje ja ka ühe näituse päeva kohta. Et see tegelikult ka mängib, eks, et ideaalis ta võiks siis pikas perspektiivis tõestada seda, et kui näitus on pikemat aega avatud, siis on tema see suhteline keskkonnamõju päeva kohta väiksem, eks, et mida lühemaid näituseid me teeme, seda keskkonnakahjulikum see on. Just, aga teise, kui siis nendele töösõitudele järgmisena ühe peaaegu kolmandiku moodustab siis energiakulu, see on siis küte ja elekter, materjalid 9%, jäätmed 4%, teoste transport 2%, trükised 4%. Ja siin on siis sisse arvestatud kõik näituse seinatekstid, mis olid küll nagu üdini loodussõbralikud igas mõttes kõikide materjalide poolt. Aga ka kataloog, eks, et tal on 300 leheküljeline kataloog see näitusel, selle trükk.
jah. Aga ma võib-olla lasin kõrvust mööda, kas te nagu teosed või selles mõttes mingisugused ka ruumi või kohaspetsiifilised teosed, see läheb ka materjalide alla või kunstiteosed tellimine või? Ei, see oli ka üks teema, tegelikult kunstimuuseumina meile väga oluline ja meil oli ka kaasaegsed kunstnikud selle projekti algusest kohe kaasatud, kellega sai palju arutatud seda, et milline see kunstniku jalajälg on ja kunstiteoste ja kas seda mõõta ja algselt me isegi nagu mõtlesime, et võib-olla peaks ikkagist ka ühe kunstiteose valmimist, sest me tellisimeks selle näituse heaks. Aga selles mõttes me ikkagist loobusime, et see... Metoodiliselt ei pea. No ei pea, aga... Kui teil on mingi, ütleme, ma ei tea, tänapäeva video asi, mis võtab elektrienergiat, see muidugi läheb küll arvestus. Pigem mõtlesin mingid järeleeluta või sellised installatiivsed asjad, mis on nagu ruumispetsiifilised, millest saab nagu jääde lõpuks. Need te võtsite arvesse, kui on mingid alused või mingid muud või mingisugused asjad, mis läksid lammutamisele? No jäätmete all osaliselt on, mis lammutamisele läksid, aga ütleme, et milliseid materjale kunstnikud ostsid või kust iganes nad neid hankisid, et neid materjale siin mudelis praegu ei ole, see ei kajast. Aga me tahtsime seda ikkagi või nagu ütleme salvestada ja seda hoida õhus seda arutelu, et siis selle näituse kataloogis on eraldi kunstnike lühiintervjuud või reflektsioonid siis selle kohta, kuidas nemad mõtestavad oma tööd ja seda keskkonnakriisi kontekstis siis. No vot, nii et sellised tulemused ja praegu me oleme ka võtnud siis suuna selles liinis, et me tahame vähemalt ühte näitust Kumus iga aasta mõõta, et ikkagi tekiks see võrdlusmoment. Ja praegu mina ise teen Adamson-Eerikusse ühte näitust, mille jalajälge samamoodi mõõdan. Aga just see võrdluse küsimuseks, et võib-olla siis tõesti see publiku mõju või publiku kohta või külastajate arvu kohta võib seda võrdlust tekkida, aga ilmselge on, et kui Adamson-Eeriku või Kumu näituse keskkonnajälge, need on nii ebavõrdsed kategooriad, et mida siin öelda. Aga õpetlik on ta igal juhul, ma arvan, et see ongi see kõige. Lihtsalt tulevikust on suure tõenäosusega rahvusvahelised näitused, siis teil sunnitakse seda näitust süsiniku neutraalselt tegema, siis sa saad see 25 tonni oli või? Siis kui sa kalkuleerid läbi selle, mis see praegu või Piret see tonni hind on, kui sa saad seda, väga kallis ei lähe, aga ikkagi sa pead selle lihtsalt oma eelust sisse viima, siis sa pead arvatavasti hakkama, enne pead välja kalkuleerima ja siis saad mingisugusest kosher süsteemist selle offset imise osta. No vaatame. Need on need tuleviku asjad, mis rahvusvahelisel tasandil hakkavad suunatusega tulema, kui me näeme, siis kõik teevad seda vähemasti väga kõrgtasemel, varem või hiljem jõuavad mingil määral Eestis, aga see ei tähenda mitte kõikjale, aga Kumu on see valmisolek olemas, kui on vaja, siis te saate selle välja arvutada. Kui on poliitiline soov see kompenseerida, siis saab seda osta, seda kompenseerimist. Jah. Aga üks või see ütleb selle näituse viimane lipukene siis küsis ikkagi selle järgi, et hea küll, me mõõtsime nüüd ja mõõdame neid süsinikukilosid, aga kuidas me mõõdame selle näituse positiivset mõju, sest et elamusi ja emotsioone ei saa selleks süsiniku ekvivalentideks ümber arvutada, aga ikkagist on oluline keskkonnadebatis osalemine ja vaata kliimateadlikkuse tõstmine. Nii et see on ka jällegi see tasakaalupunkt, mida me pidevalt otsime, et siin üks sükane veitsa provotseeriv käsitlus ka siia juurde, see carbon tunnel vision. Ma ei oskagi, ma ei tea, kuidas seda eesti keeles... See oli see, mis ma alguses ütlesin, kui sa jääd liiga selleks süsiniku... Et fokusseerid ainult selle süsiniku jalajäljele ja unustad need kõik ülejäänud teemad. Et ma arvan, et muuseumis ka see kindlasti nii ei jää ja nii ei saa olema, et sellest süsinikust saab nagu see üks ja ainus vahend, et me teeme nii palju muud ja meil on nii palju muid viise, kuidas seda jätkusuutlikkust toetada ühiskonnas, nii et see on kindlasti see meie tõeline power. Aga tõesti
või ühesõnaga, et see on väga õpetlik olnud ja ma usun, et soovitan teil kõigil kas või nii-öelda eraisikutena seda mudelit klõpsida ja sinna näiteks kas või oma Tartu reise või muid Eesti-siseid või rahvusvahelisi reise sisse klõpsida ja vaadata ja see paneb asjad päris hästi perspektiivi. Just. Ja selle näituse ma unustasin ka seda mainida, et selle mudeli enda kodulehekülge, kui me siin Ranno Aidaga seda plaanisime, siis eesmärgiks oli teha ka ikkagist võimalikult väikse jalajäljega kodulehekülg, et selle lehe enda kujundus on tõesti väga minimalistlik must tekst valgel taustal, et ka selle lehekülje laadimisel oleks võimalikult vähe kuluks energiat. Nii. Aga nii ongi, nii et jõudu mõõtmisel. Väga hea, aitäh. Tegelikult tundub, et võiks teha teile ka selle sotsiaalse mõõdiku, et positiivsed emotsioonid. Tegelikult teoreetiliselt on võimalik olemas mudelit. Seda need hinnatakse siis nii-öelda happiness unititega või õnneühikutega. Seda on võimalik mõõta tegelikult. Äkki me teeme ühe projekti teiega, et siis igaüks, kas mingi robot vaatab pärast, kui näitusalist inimene välja tuleb, et mis ta see õnnetase on. Aga see on väga hea, sellepärast, et need kaks mudelit nüüd omavahel on metoodiliselt vägagi sarnased. Mul üks küsimus on ainult sellega seoses, et kas te neid eriheite tegureid ka seal aja jooksul nüüd täiendate või muudate? Jah, me peame selle ilmselt ette võtma. Ma saan aru, et korra aastas neid uuendatakse, et siis me võime ka jällegi aidata, mida teha. Üks asi, mis oli see Sirli, kes teil aitas teha, temale meeldib see kütuste puhul see well to tank metoodika, mis mulle üldse ei meeldi. See teeb palju suuremaks teie jalajälje, aga seda on võib-olla Piretega, võib-olla kuidagi klaarima, võib-olla me teeme sama selle asja, mis on, meil on tank to wheel, jah, see metoodika, mis tegelikult võtab selle, mida te tegelikult, muidu on suur erinevus, kas te peate tegelikult sisestama, et kus kohad see kütus tuleb ta Venemaalt või tuleb ta kuskilt mujalt, nüüd ma ajan su pea hästi sassi. Ma arvan, et seda vestlust peaks jätkama küll, aga võib-olla väiksemas ringis, et tegelikult on oluline, et kui me siin erinevaid meetode või metodoloogiaid kasutame, me saame erinevaid tulemusi, et siis me ei hakkaks neid samu eriviisil mõõdetud. Sellepärast ainukene asi, kõik muud on ta enam-vähem sarnased, et selles mõttes see asi on nagu üks väikene osa sellest mida ma ennem näitasin, see on siis nagu kogu muuseumi. Ja see on siis see sisuliselt sarnase metoodikaga jube hea on see materjalipõhine arvutuspakett, sellepärast, et need materjali omad, need ei muutu aastapõhiselt. Need võib vabalt seal hoida pikema perioodi. See on väga hea tänuväärne allikas, kus siis seda saada. Muidu peab selle eest maksma, et sa teeksid. Kui sa tahad ise nagu minna kuskile, siin on üldiselt maksulised kõik. Väga hea. Jah. Mul on küsimus täitmise kohta, et ma olen katsetanud seda töövahendit, et ega ta ju nagu ei salvesta, eks ole, et ma pean nagu koguma oma andmed kõik kokku, siis ühe korraga sisestan, et ma ei saa nagu pooleli jätta ja siis uuesti teha. See koduleht on niimoodi ehitatud, et ta salvestab selle brauseri sinna vahemälusse sisestatud andmed. Ehk siis kui samast arvutist ja selle sama Google Chrome'i näiteks kasutades seda lehte laadida, et sinna ta salvestab ja sinna saab koguda. Tegelikult neid andmeid tulebki aja jooksul koguda, neid ei saa, on ju. Just. Või teine variant on, et tõesti, et eraldi koguda need kuskil Exceli tabelisse need andmed ja siis korraga sisestada. Tabeli alust, kuhu sa kogud äkki mitu näidet korraga? Siis tekivad natukene tehnilised probleemid. Meil on selle teise mudeliga täpselt sama asi, et kas me viime selle veebipõhiseks, et te siis saate nagu, aga siis hakkab, kuskil tuleb see salvestada see asi, eks ju, ja seal on nagu tehnilised probleemid. See mulle see Exceli tabel oli selles mõttes just hea, selles suurel. Ma kohe saangi seal ka koguda neid, eks ole. Ja, aga nii kui sa selle veebipõhiseks viid, siis tekivad seal teatud probleemid. Ja siin on nüüd see väljundipõhine. Ma saan kohe väljundi, aga ma pean ka siis enne kuidagi kusagile neid andmeid koguma ja teada, mida ma koguman siis mingi perioodi jooksul. Ja kui see on üks, ja tegelikult see peabki ilmselt olema üks inimene lõpuks, kes vastutab selle eest, et ta neid andmeid maja või muuseumisse kogub, et siis kui kindlalt jälgida, et sa kasutad seda ühte sama veebibrauserit, et siis sinna tegelikult saab neid koguda, aga jah, et see on siis risk. See ei ole jällegi minu see. See oli hea, et ütlesid, et võib proovida mingit reise sellega kalkuleerida. Mina proovisin koolitust. Annab, nagu meil siin Tanega oli üks teine koolitus teises kohas.
ja proovisin, kas saab selle sama näituste mudeliga ja ma arvan, et sai küll tegelikult. Seal on ju... Ja, saab ikka. Lihtsalt, ma ei ole nüüd, kas teil olid need, see on ikkagi pikemad tööreisid, eks ju. Kas teil oli arvatavasti on siin näha, ma vaatasin teie näete. Tööreisidel oli, kas ikkagi on ikka Tallinn, Tartu, Eesti andmed on ka olemas. Millega tulevad osalejad, eks ole, nende koolitusele. Rongi andmed võivad nüüd radikaalselt muutuda, kui nüüd Tartusse enam diiselrongi käi, siis praegu Lux Expressil nagu varrast võtta argument, et bussiga on parem sõita Elroni rongiga. Aga kui nüüd läheb elektripõhiseks, eks ju, siis on kohe jalajälg oluliselt madal. Need natukene muutuvad ajast. Aga siin on tegelikult see, et kui minna, siin need on kõik on Tartu-Tallinna otsad auto, bussi, rongiga, et siis siit kohe peegeldub see hops, et milline keskkonna mõju. Oota, siin ongi, rong on sul väiksem kui buss. Jah. Tahaks korra neid andmed siiski näha. Sellepärast, et võib-olla ta on siis pannud ikkagi Eesti keskmise, eks ju. See on niisugune metoodiline meie friiklus, eks ju. Väidetavalt Elroni rongid pidid kasutama seda roheenergiat, mis ette neil on hästi... Nad ei saa seda veel kasutada, diisel on diisel, eks ju. Tartus sõidab diiselrong, elektrirongi sõidab. Aga okei, need on sellised väiksed nüansid, mis me oleme juba oma mudelis ära nikerdanud selles mõttes, et me oleme nende üle tükk aega vaadanud ja seal erinevaid lähenemisi kasutanud. Aga need on põnevad teemad, seda peabki tegema mingisugune metoodika arendaja, seda teie ei pea nii. Teile peaks olema võimalikult lihtsalt tehtud, et tekiks neid probleeme. Aga ütleme, nagu pikas perspektiivis mõeldes, et tegelikult siin ka ju Kultuuriministeerium on selle mõttega nagu välja tulnud, et kui nüüd see uuring oli siin mõni aeg tagasi, et võiks ja soovituslikult muuta muuseumidele kohustuslikuks selle jalajälje mõõtmine, et see nõuab või nõuaks ka selliseid strukturaalseid muudatusi, et näiteks, et me neid samu tööreise ei peaks siin ükshaaval käsitsi korjama, aga et meie need lähetussüsteemid, meil on see, mis selle nimi on, riigi vist. See riigi oma oli, see on see, mis on riigisektoris laiemalt. Et need andmed võiksid ju kuidagi nagu automaatselt sealt tulla ja et me ei peaks iga kord prügikäitlejalt küsima seda väljavõtet, aga et need kuidagi on ja hakkaks need süsteemselt jooksma, kui me peame seda süsteemselt iga kord tegema, eks. Selle riigi puhul 5 aastat tagasi ütlesid, et meil on IT-arenduse raha otsas ja kahjuks me seda sinna sisse ei saa panna, nii et tegelikult muidugi lähetustasi võiks olla kõik selles riigisüsteemi. Või muis on ju või kuidas, aga ma seda teemat üldse. Kindlaks üks praegu ütle. Kas küsimusi on veel, kas seal meil need, kes on veebi kaudu? Kuidas tunne on? Täitsa tehtav on ju nii? Nagu juba siin kokku leppisime, eelmise aasta andmed sisestada ära ja tehtud. On küll tehtav. Ja boonus oleks see, et me võime siis seda mõelda, et selle rohelise muuseumi süsteemi kaudu hakata ka need andmed siis ka koguma ja siis teha siis väike benchmarkimise selline andmebaas, kus siis kõik saavad minna, nad on arutanud välja, kas ma olen seal paremate seas või pigem nii-öelda nende suurema jalajäljega tegelaste seas. See on ka mõte, aga see eeldab, et siis kriitiline mass vähemasti siis üldiselt peetakse heaks tavaks 20 muuseumit peaks selle olema teinud läbi, et siis meil on nagu see referentsnumber piisavalt suur, et seda teha. Nii, meil ongi juba küsimus ka. Peeter Mauer küsib, et mõõdame, aga kas seame ka eesmärke, oota benchmarking? Ja, ei, kõigepealt peab enda tasandil eesmärgi seadma, eks ju. See näeb nii, nagu teile andis see üleüldse võib-olla esimese pildi, ma kujutan ette, et enne kui hakkad eesmärki seadma, võiks endale pildi ette saada, kui suur see jalajälg on. Et mitte, et ütled, et aastal 2030 olen süsiniku neutraalne ja siis tuleb hops üllatus. Aga ma kujutan ette, et kas te olete midagi üldse süsiniku jalajälje vähendamise osas praegu välja öelnud või ei ole? Ei, me oleme väga teadlikud, kui keeruline see on ja ei ole mingeid lihtsaid lubadusi andnud. Aga mingil hetkel võib riik hakata ka survestama, eks ju. Eks siis see on see, kus suunas me peame liikuma, sest nagu te teate, aastaks 2050 peame kõik olema süsiniku. Mingid pääsu sellest. Riik survestab praegu juba.
Ja ei, no selge see, et need vaheasjad on ka, eks ju, nii et see aasta 2030 on üks selline maagiline aasta. Et paljud on, arvatavasti siia pannakse mingid vahe eesmärk hakatakse seadma. Vaevalt, et teie külge nii jõuliselt tullakse, aga ettevõtluse suunas on see asi nagu palju konkreetsem. Aga rahastuse osas minu meelest ma täpselt ei oska või ei mäleta, aga rahastustingimuste või see, et riik rahastab. Ja pangad ei ole sul laenu. Muuseumidel ka, tegelikult on, ma ei mäleta, ma peaks tšekkima, mis see on, ma ei suuda praegu leida. No see on nii karmilt. See pidi olema. Aga see oli pigem siuke, et oleks indikeeritud, et see ei ole asi, mida sa jätad nagu kuskile ridade vahele või unustad, aga see on nagu sellest ei saa keegi nagu mööda. Laenude võtmise valdkonnas on sa täna tänu sellele taksonoomia määrusele ettevõtlusmaastikule, see kehtib kõigile. Täna ei saa laenu, kui sa ei suuda näidata, et see sama näitus või siis mingi projekt, eks sa pead tegema selle kalkulatsiooni ja näitama, et see vähendab su jalajälge. Ainult siis sa saad tänapäeval. EAS-ist näiteks enam üldse laenu muud moodi ei saa ja KIK on ka kohe seal, nii et need on nagu need põhirahastajad.